okei. Ma vaatan ise kogu aeg üle neid pärast. Okei. Nojah, hakkame pihta siis. Ma ei tea. Vaatasin kiiresti hommikul need asjad üle ka, midagi siin on. Kõva. Okei, näed, esimene asi. No, Siin ma... palju ta see on? Fold to, small blind versus big blind 50. 50. 2 out of 4. Jah. Ma ei tea. Siuksest stack depth juures ma tahaks avada ikka, ma tahaks limpida. Okei. Ma ei teagi, mis ma siin mõtlesin. Mõtlesin, et 10-9 nagu saab mängida nagu. Aga... Ei, mõlemad on fine, aga ma nii tiibilt ma ikkagi reisiks. Okei. No jah, ma katsetasin lihtsalt, ega ma siin nagu... Ma saan jah, ma tavaliselt olen tõstnud ikka, aga siin ma otsustasin limpida. Ei, mõlemad on fine, absoluutselt. Kuna ta eriti ei foldi. No ma ei tea, ma foldiks ära juba nii suure saisi või? Jaa, ise vaatasin ka, aga no... Ja no mõtled vägist. Hakkasin vägistama, jah. Mõtlesin pohhu jolo, hitime rea. Jaa. No. Siis mõtlesin, et check call'in seda floppi. Palju ta petib? Küsimus selle siis. Pool botti. Ma ei tea. See board lihtsalt crashib sinu limp call range'i. Ja sa oled nagu selle range'i bottomis, et nagu ma ei tea, ma foldiks nagu bottom range'i foldiks ma arvan ära seal. Võib-olla tundub viik, aga ma ei tea, selles mõttes, et nagu, et kui me otsustame nagu call'ida, tõrdub blank 5 ja uuesti petib, et mis siis teeme, kas me siis foldime, et nagu miks me siis floppi call'ime üldse. Et või kas tahad hakata maha call'ima? Vähe on käsi, aga turnil nagu enam ei pane edasi. Okei. No ma ei tea. Okei, ma foldiks pre juba ära, aga okei. Ma olen nõus, see pre, ta pani nagu liiga suurelt, võib-olla oleks mingi alla 9 midagi, siis oleks okei vist on. No kui ta teeb mingi 7500, siis ikka koolib muidugi, aga noh. Okei. No aga eliid ikka tšekime. Jah. No see on ju põhimõtteliselt parim kaart. No jah. No ikka kooliks ent. Okei, siin ma vist tegin vea siis nagu... Sellest kui me jammime, siis nagu millelt me kooli saame siin? No reaalne. Mõtlesin äkki muttidelt saan kooli nagu ja siis äkki mingid... Pocket muttidelt või? Ei, mutt-X-idelt nagu. Ma ei tea. Ja väga ei tahaks koolida mutt-X-id on raske selleks. Seda jammi küll ei tahaks üldse koolida muttiga. No sa ei kooli siis... Ässad kunnid koolivad, aga ässad kunnid ei pane nii suurt probleemi. Ja ma arvan ka sama. Et noh, et okei, sul võib olla siin nagu best hand tihti, aga lihtsalt ma arvan, et sa ei saa siin välut, kui sa showed, et sa lihtsalt välut down'id ennast nii palju, et sa oled põhimõtteliselt, kui sa kooli saad, sa oled väga sitas seisus selle range'i vastu. Jaa, ma olen nõus sega. No et ma ei tea, kas ta isegi, ässa see kunni, okei, tal võivad olla, aga ma ei usu, kuna see limpisid pre, ma ei usu, et ta nii suurelt teeks. Nagu Lardo ütles, valid point, ma arvan sama. Ja noh, isegi okei, tal on siin emand kunnid, emand poisid, aga need ei kooli su jam ära. No jah, ma ise arvasin, et koolivad nagu, aga võib-olla siis eksin selle koha pealt, jah. Ma arvan ka, et see nagu liiga optimistlik, et blind oli 3000 ainult. Jah. Ta on 30 PB taga, no peab ikka päris vend olema, kui ta siin emand kunniga ära stackib ennast. Jah. Ja ma olin ise selles käes suht vendris. No sama hästi võib olla siin, ma ei tea, poiss 8 näiteks vabalt. Emand 10, poiss kunn. Noh, kõik 2P rändid. Kõik, noh okei, 9-4, 10-4 tal ei ole, Emand 9 range'is, Emand 10, okei, see oleks mega cooler, aga lihtsalt nagu game, nagu mänguplaani mõttes nagu, et nagu lihtsalt kui sa soved, siis nagu ta jätka siin sitemaga. Okei, pigem siis check call ja siis checkin ette enamus riverid ja... Ei no ma ei tea, mingit, sõltub, mis river tuleb. No 4 tuleb river, noh. See on suht sitri river. No 4 on ikka väga sitri river. No ütleme 3 tuleb river siis, noh. 3 tuleks mu liidiks väikselt. Ja siis paneksid show peale maha või? Jaa. Okei. Nii see ei saa. Siis on nagu suht... Mis asja? Bot on 100 keela juba riveris. Noh. Petid 30 ja foldid 60. No ta ei soe see sitemat ju. Aga ma lihtsalt petin, et Emand X-i käest nagu välut saad, et ta tšekib Emand X-i järgi, ma arvan, seal riveris. Või siis, kui ma otsustan check call'i peal minna, aga lihtsalt nagu... Ma ei taha see, ta ei peti selle Emand, aga kui ta petib 60-70 kilo, no siis peaks riveris foldima juba. Et ma ei usu, et Emand petib seal mingi, ma ei tea, riveris mingi 25 kilo. Okei, ta võib petida, aga lihtsalt ta võib järgi ka tšekkida Emandat seal.
emand poissi näiteks. Tegelikult mingi 35 fold on normaalne. Minu arust ka, sa saad emand X-i käest välut veel ja see, et ta bluffib sul, ma küll ei usu, et ta bluffib sind. No, mingi kangelane on. Mingi random küll ei bluffi sind seal riveris. Jah. Ja pluss veel, kui tal on mingi emand 9, siis sa lihtsalt nagu säästad ennast nagu sellest, et sa, no emand 9-ga ta koolib sind lihtsalt riveris. Ja näiteks, et sa säästad sellest, et ta petib ise mingi 50-60 kilo. Okei, ma arvan ka, et see turni on, see on nagu täiesti mõttetu šove siin. Ma saan aru, et absoluutselt. aga pre võib ka juba foldida, aga ma arvan ka. jah. Suitedid kindlasti ei foldiks, aga off-suidi ma arvan, et võid foldida. Kuigi ka nagu, noh, kui ta post... Vaata stack'e, mul oli stack pähe hakanud, kui sa laua ümber vaatad. Ei no, jaa. No siis freebetiga stack on pähe. Vist jah, ma peaksin mingi limp reisima hoopis ilmselt see on. Ma arvan, et see on liiga hea, et limp reisida. See käsi on nii. Ma arvan, ma limp reisiks seal mingit, ma ei tea, mutt 4 näiteks. Või mingit kunn 5 näiteks, noh. Et millel pole üldse nagu mingit post-flop nagu equity'd. Aga 90 on nagu, noh, selles mõttes solid nagu post-flop equity. Aga lihtsalt, et nagu saad out of position ja noh, suht raske on edasi jätkata. Okei, no vaatame eelmist. Ega kool on ka fine muidugi, aga kui ta on nagu hea mängija, siis ma ei tea. Seda ma ei teadnud täpselt, see oli mingi 20-eurine booster seal või 10-eurine, ma mäletan. Okay. Ega koolis pole nagu midagi halba selles mõttes, aga lihtsalt, et noh, ma ei tea. Kui ta nii suurelt teeb, siis ma ei kooliks. See vend siin vähe käsi, aga ikka small blindi avab nagu. Aga no mingi 40%, see on suht aus range, nagu sa vist ütled enne. See on suht vähe, jah. Okei. Aga ma ei tea, ma hakkasin siin võimlema jälle, et tegin niimoodi. Teeks veits suuremalt siis juba. Mingi 6 kanti või? Jah, ma paneks 400 rohkem. Stack size järgi nagu vaatasin lihtsalt, et väga palju... Ei, see on fine, aga mina teeks lihtsalt mingi 5600 või midagi, et näeb natuke rohkem välja. Kui sa 5200 teed, kas sa teed mingi S-kunniga selle 5200? Ei tea. Tahakski rohkem raha võtta saada. See petiks seda boardi ju? Kui sa pre-flop reisisid 3 petsid, siis ma küll ei siibetiks. Kui sa oleks koolinud, ja väga hea. Aga siin ma vist ka tšekkisin järgi. Siin võib-olla võiks panna juba, kui ta 2 korda ette tšekib. Ma ei tea, sellest, et see range, millega ta jõuab sinna, ainukesed asjad, mis sa beatid, mis sa välja fold on S10 ja S-poiss. Ma ise mõtlesin sama nagu... Kas ma 2 ei saa panna sinna? Mis asja? 2 päegali. Nagu petid flopi ja petid turni või? Ei, petid turni ja petid river. No aga mida sa siis repid? Ma ei tea, siis tal on nagu nõrgem range vaata. Flopis nagu ta range on wide open, ta võib olla seal flopatud read ja 2 paarid, kõik jutud ja kombotroon, mida ta kunagi ei foldi. Aga kui ta turni check callib, siis tal on tavaliselt kas 8x, 9x mis 8x, 9x tal on seal, kui ta koolib su 3 betti? No, mingi suhted staastna, ma ei tea. No, 8, 7 ja 9, 10 suitjad on 2 kätt, ma arvan. Ma ei tea, kas ta isegi poiss... Ma ei tea. Ma mõtlesin samamoodi nagu Mattius, et me ei foldi väga midagi välja siit mängus, aga siis ta tšekkis 3. korda ka mulle ette. No Riverit ikka paneks, noh. Ja Riveril ma panin suht pommi ka juba, et ma paneks vähe räägilt. Ma paneks mingi 3600. Ma panin mingi siukse nagu. Ei, palju. Selle ma tahaks kohe maha kordi. Ei no selles, kui tal midagi on, siis ta nii ei foldi. Su eesmärk on see, et kui tal on mingi ace-high seal, siis ta ei koolisid lihtsalt. Okei. Et see võib vabalt nagu 10 või poissi niimoodi mängida. Seda küll jah, et see pointless bet nagu. Et mida ma siin ikka hirmutan selle betiga. Ma arvan, 3 tonni teeb sama asja ära. Ja 3600 näeb isegi tugevam välja kui 7200. Aga no vend oli siin väga huvitavalt. Ei no obviously, noh. Et sellest, et miks ta peaks nagu flopi või turni ja riverit üldse pettima. Okei, riverit ma emalt kunniga vist, ma ei tea, petiks ikka vist riverit. Aga no turni, miks ta peaks nagu pettima, kui sa flopi tšekid. Et kõik käed, mis sul on nagu equitiga käed, sa petid flop ise juba. Ja millelt ta nagu välut saab, kui poti 2 tuleb. Seda küll, jah. Seda küll. Et nagu tema poolt on nagu kuni riverini, ma arvan, et on nagu fine, aga riverit petiks ikka sellest, et 10 poisid koolivad, mingi 9x koolib, võib-olla kui sa 3 petid mingit 9x lambist näiteks. Et noh, mingid käed ikka koolivad.
et lihtsalt, et see river läheb nii palju check, et mõni lihtsalt koolib kunniga isegi siin seal. Et noh, riverit ikka petiks, emad kunniga, aga kuni riverini ma arvan, et tema poolt täiesti fine. okei , Ja kuni riverini ka sinu poolt täiesti fine, välja arvatud size. okei . nojah , siin ma otsustasin avada , ma ei tea , kas see hea isegi on , kui ma vaatan praegu . Muidugi, mis asju, nojah , ässa pealt lihtsalt avasin . muidugi avad. ma ma ei ei tea . tea , suht . mulle ei meeldi seda open . Miks? no Big Blind ei ole selline , kes foldib Ma vaatasin taga ise ka kaks nüüd suurt tagantjärgi. stacki nagu . Mis vahet see on? Ei, see on ju, sa oled eest range'ist ju, kui ta koolib sind, see siuksed vennad. no mis vahet Äss- on , me äss Äss viis ju. off'iga . Noh. no ja mis siis , et me range'ist ees oleme , meil on 3 tänavat mängida . mida me teeme Miks me ei pea bluffima hakkama, kui tuleb mingi sitt board ju? Miga me, kui mingi 5, kui tuleb mingi 7, 8, 10 näiteks, me ei pea ju pettima hakkama seda. Me mängime ju, tuleb mingi kunn 4-2 No, petime tuleb emand. kunn 2-2 , noh . suur Noh. stack flatib , noh . Noh, me paneme C-bet'id , ta koolib . miks sa kunn 2-2 boardil siibeti paned? See on checkiks. no siis check'id lihtsalt kõik board'id põhimõtteliselt . Miks? Ei, kunn 2-2 on lihtsalt see board, mida ma checkiks kindlasti. no ja milline siis C-bet bluff board on ? Kunn 4-2, no siuksed boardid, kus meil no ikka, kus pole nagu Wilco- lockdown. Okei, kunn 4-2 on sitt, kunn 8-3, noh. noh , ja mis Emand vahet , 8-3. mis vahet on sellel ja kunn 2-2-l ? miks kunn 4-2 sitt on ? Ei, kunn 4-2 ei ole sitt, aga kunn 8-3. aga kunn 4-2 on juba põhimõtteliselt chin meil . ma aga mõtlen ei, . kunn 2-2 on sellepärast halb board, mida siibetid, et miks me peaks nagu kunni siibetima seal. Aga kunn 8-3 boardil, miks me peaks kunni tšekkima seal? kunn 8-3 on sama , mis kunn 2-2 . 8 hitib nende sina . no sama kuiv on . Okei, kunn 8-3, okei, võib-olla on ja siit näiteks kunn 9-3 siis noh. no Igastahes palju board'i igastahes, kus on nagu 3 erinevat kaarti, me petime suht tihti, kus on nagu üks pildikaart, siis on mingi 2 madalat näiteks. no praegu tuli mingi täis kuivik lähevad check siis . Nagu lockdown board'id mingi, okei, poiss 2-2 board'i ma kindlasti petiks. Mingid 10-2-2, mingi 9-2-2, on siuksed board'id ikka siibetid. seda board'i siibetid või ? 2 venna vastu . Ei teagi. Mart ikka siibetin, jah. okei , miks ? ma ei siibetinud neid . Sellepärast neil on siin, okei, kui neil on siin, no turnis läheb meie elu nagunii kehvaks , kui me siibetime . mingi , miks kehvaks läheb? no kunn 10 kolib , no Saad väljut ju. saad väljut küll , aga Jah, noh no. turn tuleb blank , ja, paneme edasi või ? ja petiks väikselt edasi. nii . ja rivet tuleb veel blank ja uuesti bet või ? Checkiks, ma arvan. no ja siis ta pommib , kui ta kuradi improve'i ja kui improve ib , siis Ta ei pommi lihtsalt riverit, ma arvan. No, Ilma vaata, käed. kunniga ta ei pommi . siin Ma mis Ma te arvan ka, et ta teeksite checkib nagu maha , lihtsalt. okei . Kooliks. ma koolisin ka ja ma siis Mis ikka teha saad siin? mängisin lihtsalt seda kätt , noh , ma ei tea . Eh? jälle Fine. koolisin nagu Eh? . ja ma ei tea , siin ma , kui ta siin palju paneb , siis peab foldima . see on fold . no ma foldisin ja ma mõtlengi , et kas see on okei mängida nii seda kätt . No muidugi, kui sa check koolid selle sinu range'is on ka palju kunne, miks ta peaks bluffima seda bot size'i? jah , see on ehtne level 1 mängija , täpselt käe järgi paned ja bet size'id vaata . no No näitas , ikka- näitas ka mulle . Aga No ikka vot. siibetiks, sellepärast tal on see kunn poiss, mingi emand poiss, emand 10. imestan , et ta nii tugev oli , kui ta mind bette pani . ma olin lihtsalt mingi kunn 8 . no aga okei , oletame , et ma siibeti , ma tõenäoliselt siis paneks Jah. siin suuremalt , siin ma paneks mingi 10 . Ei. aga kui flash draw ka ma ei paneks plopib , 3 tonni nagu see vend , ma paneks mingi Ei, 12 kindlasti 000 mitte, jah. või 11 000 . Jah, mingi aitab 10 sa kilo. siis ka siibetid , kui flash draw plopis on . Näiteks, kui sina Ärtu emand või Jah. poti kunn või? noh , näiteks . Muidugi siibetin. siis peaks Ma ei tea. just enam siia bettima minu arust . Muidugi siibetin. mu loogika on nagu see , et nagu sellisel board'il nagu , kui meil nagu tummi , Võib- no võib tihedamini check'iks koledaks isegi minna. nagu , no ütleme , et oleks näiteks äss mutt poiss , siis me check'iks äss kunni ka siin . Äss mutt poiss. jah , No äss Et isegi- et kunni ma tean, et- checkiks.
sellepärast, suur et siis value on range nagu, on küll vaata, mille käest value't saada, aga samas turnis on nii palju halba kaarti, kus ma pean lihtsalt check fold minema vaata. ei, aga ma saan aru sinust, aga S-Queenil on nagu see eelis, et nagu 10 on nagu väga hea kaart meile, aga S5-le pole ühtegi head kaarti, kui tuleb poiss või 10, siis meil on nagu väga halb käsi kohe. Et nagu see on see point, miks ma petiksin. Okei, jah. Kui meil on nagu S-Queen ja tuleb S-mutt poiss, siis muidugi või check call liiniad, sest et siis me kardame ainult nagu Queen'i turnis. Okei, otseselt ei karda, aga Queen on nagu oleks nagu selles mõttes ainukene halb kaart või emand enne. Aga kui meil on S5, siis meil on nagu iga Queen on halb, iga emand on halb, iga poiss on halb, iga 10 on halb, meil on nii palju halbu kaarte, mis tulla saavad. Ja pluss selle, kui me petime, siis me saame nagu väljut ka sitemate käest, ma arvan. Ja me ei pea seal üldse palju pettima, petime seal mingi, pane tagasi korra. 10 tonni. Jaa, petikski 10 tonni, pärast 10 tonni, okei, mis palju meil alles on siis turnis? 60. 45 on bot, 60 on alles, turni paneks mingi... Põhimõtteliselt bet ja riveril on siis mõistliku panuse peale check fold. Rivers ongi põhimõtteliselt bot size left, siis ma paneks riveris, turnis paneks mingi 15 kilo ja siis riveris checkiks ja loodaks showdowni töö. Selle riveriga ma ei tea. No see on... No siis ma foldiks. Ja. No kui ma checkiks ja kui ta petiks, ma foldiks. Okei. Huvitav käsi. Siin ma lihtsalt mõtlen, et saab midagi teha või. Mulle tundus, et... Koolida saadi? Ma ei tea. Miks sa ei taha koolida siin? Sul on 15 korda seda alles, mida sa koolima pead. 50 PV effective, easy, no okei, veits vähem, easy kool ju. Kui sul on mingi 15 seda alles, mis ta nagu juurde paneb stackis, siis on täitsa pluss see, et ma ei... 5400 mul on stackis alla 10. Aga 3000 pead juurde panema, sul on üle 15. Ma ei tea, ma nagu võtsin jah seda nagu, ma ei... Ma kooli peale ei mõelnudki nagu. Põhimõtteliselt minreli. Miks sa üldse midagi muud siin teha tahad, ma ei saa aru? Ma ei tea, ma tahtsin lihtsalt foldida. Foldida? Miks? Ma ei tea. Ma foldiksin mingi S7 foldiks ära siin, kui ma ei tahaks nagu koolida. Oma S7 tõenäoliselt, kui ta on nii active 3 better, siis ma 4 betiks. No praegu ma vaatan, et on jah siin päris pandlik näiteks 3 better. No nii vähe käsi ka, aga no samas ikka näitab juba midagi. No selles mõttes, et nagu see käsi mängib koolina üli hästi. Okei, kõik boksid lähevad sinna madalalt, siis sinna 4, 2, 3, 4. No ma ei tea, kas ma 2 3 mis avakski üldse, aga 6 kindlasti. Ja 5 ka kindlasti. Kooliks. 8 ja 9 siis juba hakkad sisse ajama sükse ennast. Ma ei tea. Ma arvan, et ma kooliks ka ikka. Ma ei tahaks üldse seda sisse ajada 50 PB-d. Kui mul ei ole mingit infot või mingit historit temaga. Ja no see oli väga... Ikka kooliks. Veits nitini fold siis. Jah. I'm sorry, guys. Mingi vend siin kuradi small blindist, 30 prosu. Ma ei tea, kas üks venna hakkasin aretama jälle. Kool ju. Easy kool ju. Miks sa tahad midagi muud teha seal? No ma ei tea. Ma siin selle triibeti peal väljas, et üritasin neid kohti võtta. See on liiga hea käsi. See on liiga hea käsi, jah? See on jah päris hea käsi ja ma mõtlesingi, et see mingi poiss 10-ga oleks võib-olla flattinud, siis poiss 9 suite oleks võib flattinud, aga siin ma otsustasin nagu poiss 9 off või triibeti. Poiss 7 võiksid 3 betti. Okei. Ma ei tea, kas ma üldse tahan midagi väga 3 betti seal in position 50 PV effective, mingit sitta kätt. Ma vist tahaks midagi 3 betti seal. Nagu sittasi käsi. Kui ma just, ma ei tea, 9-3 offi nagu, ma ei tea, miks sa peaks tahtma 50 PV efekti lolliks minna lihtsalt. Et nagu, miks sa tahad üldse midagi sitta 3 betti, sa saad in position mängida botti ja kui sa saad floatida ja igast asju teha, saad mingitel bordil ära võtta sealt botti ja ma ei tea. Ma üldse in position või üks stack teistega üldse 3 betiks midagi selle väga. Välja arvatud nagu tugevaid käsi. Ja, mingi 30 BB-ga oleks fine ilmselt seda teha, et siis nagu paned vastase nagu teistsugusesse olukorda, et siin on nagu saab kõike veel teha ja saab mind käe pealt maha bluffida põhimõtteliselt ja saab mind koolida ja mängida. No jah, ma saan aru küll. Aga otsustasin seekord niimoodi teha. Ja siin ma mõtlesin, et näeb usutavam välja, kui ma järgi tšekkini siin. No jah,
aga kui sul ei ole midagi, siis ma tahaks ikkagi pettida. Sellest, et noh, ässa tšekiks järgi küll, jah, aga kui sul poissi 9 on, siis ma ikkagi petiks, noh. Okei. Ja sellest, et no ise, kui tal on siin mingi, ma ei tea, kunn, mutt või no, mis ta teeb siis? Kui noh, tema range'is on ka, siin on mingid ässad, aga ma arvan, et tal on mingid siuksekesi ka, millele ta kohe nagu foldib. Mille sa saad nagu instant nagu fold equity. No ässa ma kindlasti tšekiks järgisin. No 100%. Aga bluffe, noh, sellepärast ongi, et nagu, et noh, suksesse spottidesse bluffidega jõuda nagu väga ei tahakski. Okei, no ma igatahes tšekkisin. Ja siis nüüd otsustasin väljut võtma hakata. Noh. Siis ta koolis mind. Ja nüüd ongi see spot, et nüüd kui ta törni koolib, et siis ma arvan, et ta koolib seal mingi 7-8 kõike siin, paket 3-dega võib-olla koolib siin, paket 4-dega. Võib-olla. Okei. Ja siin sai free flop. Šave ja repi kümneid. Ma siin panin niimoodi, jah. Ei, koolib. Ei kooli. Ei kooli või? Ei kooli, jah. Edasin. Ma ei tea, ma petiks floppi juba, saaks floppis kohe asjaga ühele poole. Ja ma mõtlesin üle siin käes 2 korda. Aga noh, ma preega lätiks lihtsalt ka. Ma ei tahaks üldse mingit sitta 3 bettida. In position. Okei. Nii, siin mingi vend. No vähe käsi puttanit tavab. Palju tavab? Vähe käsi vaata, et 4 varianti, aga 1 korra on avanud. No mis siis? Sa koolida ei saa ju, pead 3 bettima. Jaa. Väga hea. Sai, see meeldib. Kas ma õpin vaikselt? Aga siin vist läheb edasi ka midagi. No. Tšekiks. No showdown value juba. Showdown value oli jah, siis nagu... Ma ei tea, turn on võib-olla teie arvest kohutav, aga ma tegin nagu check call ja siis... Jaa, mis sa ikka teedsin? Liidsin see turni. Ei. Kuni turnini on kõik hea, mulle meeldib. Aga ma mõtlesin nagu... Ma ei teagi, mis ma siin mõtlesin nii. Ta Hakkad maistri reppima. Bluffin ta või nagu põhimõtteliselt petin ta bluffid välja selle petiga. Ja ongi kõik, mis ma muutsin ikka teha. Sa oleks flush throw'd alati see petin ta siin selles. Jah? Midagi siin praegu. Ma ei tea, võtsin nagu mingi gameplan. Doesn't make sense. Gameplan võttis paigast ära ja nagu check call'iksite edasi ja siis loodaksite, et tuleks mingi okei river ja sealt vaataks edasi. Ma arvan, kui sa floppi check call'id, siis ma arvan, et ei peti törni lihtsalt. Kui tal ei ole midagi, ma arvan, et törni uuesti petib, et siis ma ei tea, siis ma juba tahaks foldida. Mingitel kaartid, et selle petiga väljut ei saa veel. Kui ta mingid 8, mingid sitemad 8 pettis näiteks floppi või noh, paljudel neid on. Mingitelt ikka saab, aga see ei ole nii oluline. Aga no kui sa otsustad näiteks törni pettida riverit jammida, keerata käe bluffiks, siis võib-olla, ma ei tea. No siis tõenäoliselt, kui ta oleks callinud, siis näiteks mingid riverid oleks pidanud ju jammima siis nagu, kui ma juba niimoodi. Ja ma mõtlengi, et aga kas ta emanda foldib siis sükse liini peale või, ma ei usu väga. Et nagu, noh, seepärast see nagu liin ongi süke kahtan, et nagu ma ei usu, et emanda foldib törnis ja emanda ta ei foldi riveris ka ma arvan. Et noh, ongi süke. Et okei, sa foldid küll ta kõik bluffid välja, aga lihtsalt, et kui ta jätkab, et siis on nagu... Lihtsalt, et ma arvan lihtsalt seda, et kui ta ise törni petib, siis ma arvan, et sa saad lihtsalt foldi teha siin juba. Sellepärast, et ma ei usu, et ta siin 4 hakkab bluffima lambist. Okei, kui tal on mingi... Eriti poti 4, kui sa floppi check call'id, sest et sul võib vabalt olla siin nagu... Noh, okei. Äss mutto võib su range'is olla... Ässad, kunnid kindlasti võivad su range'is olla, pocket 10, pocket poisid, potiga, et nagu, noh, isegi, noh, tal on siin raske bluffida ka. Aga noh, kui ta otsustab bluffida, siis okei, pole midagi teha, sa foldid sellega ära, aga kui sul on mingi tugevam käsi, siis jätkad. Aga lihtsalt ma ei usu, et ta bluffib, kui ta jätkab selle turniga. Okei. Ma arvan, et me saame foldida juba siis. No jah, ta nende statide järgi, no ta on 1 korra ainult turnile jõudnud, selles suhtes mõtled seda. Noh. Selle vennal on siin 1 korra on tonganud enne 2 variant. Nii kooliks ju. Jah. Nii, kool. Backdoor flush draw 2 ülekaarti.
ei, miks sa reisid? Mida sa nagu reisiga üritad teha? Ilmselt oleks pidanud koolima ja ma ei tea, mis ma siin reisin. Muidugi. Ma mõtlesin, et see pett on nagu nii lamp, et ma võtan selle poti maha. Ei no ongi nagu lamp, aga lihtsalt kooli on ju veel parem minu arust kui reis. Praegu sellest, et kui sa reisid, no mida sa reisid siin üldse 6-3-4 pordid? No mingid üle paare näiteks või? Mingid troosid võib-olla või? Ma ei tea. No ongi põhimõtteliselt, mis ülepaarid sul on, eks see on mingid poisid pluss reisis selline ja mingi Monster, Flush Road. Sette ma arvan reisiks ka. Reisiksid või? Miks? Ma ei tea nagu, no ma ei teagi, võib-olla siis see nagu ei lähe praegu ja selle jutuga nagu kokku ei lähe nagu. Siis ma arvan, et ta nagu jätkab siin veel, et siis. Ma ei tea jah. Mulle meeldiks kool rohkem, sest meil on poti, kui meil ei oleks nagu potit näiteks, meil oleks mingi blank Queen 10. Et meil poleks nagu üldse equity't nagu törnides, et nagu siis ma saaks reisist aru. Et lihtsalt nagu teedki kohe selle play ära, kui kooli saad, siis põhimõtteliselt on alla lihtsalt või kui reisi saad. Aga kuna meil on backdoor flashturu ka, siis ma küll ei tahaks reisida. Okei. Nojah, reisisin, sain kooli, tuli törn. Aga võib-olla selle reisi eelis see ka, et ma saan nagu mingit törne nagu usutamalt ise edasi reppida. Ma ei tea. Kuradi. Ma ei tea, mis ma siin in-game üldse mõtlesin. Mõtlesin lihtsalt vajutan seda reisinuppu ja vaatan, mis saab. Aga kui ma nüüd reisin, siis ma siin ikka pean pettima. Jah. No enam pole midagi teha, jah. Nüüd ongi siuke spot, et nüüd on perses ju. Aga ma teeks suuremat. 5600. Jaa. Aga mis see vahet on? Tal on endal 21 000. See on nats alla. Ja siis ma ei tea. Jammid Riveri ja ma olen. Lihtsalt vahe on selles, et kui tal on mingi paar siin ristiga, siis ta törni tõenäoliselt ei foldi ja kui sa teed törni mingi 6 kilo ja Riveri jammid, siis sa saad lihtsalt selle törnipeti saad veel kätte nagu. Ja kui sa teed 6 kilo ja ta jammib, sa saad nagu easy foldi teha. Et minu arust nagu vähe on selles. Kui ma callin siin ja ta päreldab edasi lihtsalt seda ristit, mis ma siis teen nagu? Foldid? Foldin lihtsalt. Ja see ei ole üldse äge. Miks? Ei peagi olema. Saad võita seda kätte. Igat kätte sa võita. No kui tuleb poti, siis koolid edasi. Ainult siis, kui poti tuleb või 10 või kuni, siis koolin edasi. No põhimõtteliselt küll. Ma ei tea. Või kui tuleb näiteks mingi... Kui tuleb näiteks 4 tuleb või tuleb 3 tuleb, ma kooliks siis ka edasi veel. Sellest, et siis sa piidid kõikida flash throw'si, mis ei ole ace-hide. No jaa. Oskar, sul on queen kõrge 6-4-3 boardil, nagu see ei ole maailma lõpp, kui sind queen kõrge pealt maha saadakse. Ja vahepeal tulebki lasta ennast ownida natuke. No see ei ole mingi ownimine, nagu meil ei ole midagi. Jaa. Selline spot. Palju su enda avapuute keest? Koolijad on kõik nagu teemas ja see on 50 eurine turna vist ja... 23 prosa, no siin on 3 bet call, no. Jah, ja mingi... Kindlasti. Teeks veits rohkem isegi, teeks 4400. Esimene foldi, tagame kooli ja lähme blokkima. Nii. No jah. Mitu kätt sul on selle... Ma arvan, et see liiga suur. Flätti vastu. 116. Ma arvan, et see liiga suur siibet. Sa näitad nagu, et see ei foldi enam. Vist jah, nagu praegu vaatan ise ka, et näitad nagu, et ei foldi enam ja ongi kõik. 4000 tonn vähemaks vähe. 3 või umbes sama palju kui triibet panna ilmselt. Ma paneks 4 kilo isegi. Et nagu 4800 on liiga palju minu arust, nagu stack size'i mõttes. Ma paneks 4 kilo. Või tonn 800 vähem julgelt, siis sul jääb mingi, noh, põhimõtteliselt ikka turni show on ikka, aga siis on nagu, näeb nagu nii-öelda illusioon, et lihtsalt, et ta võib jammida ka sellelt mingit kätt veel. Aga no praegu sa paned 5800 ja siis noh, veits palju läks, jah. Veits palju, jah. Jah, ja ma arvan, et jamm ja kõik on, jah. No enam pole midagi teha, jah. Ega kui väiksemalt oleks pannud, ega siis ka vist väga midagi teha ei oleks. Kui tuleks väiksemalt teed ja törni tuleb mutt, siis jah, okei, kui see mutt tuleb, enne,
see selleks on, aga no okei, et kui sa nagu väiksemalt teed, siis ma arvan, et siis see likelihood, et ta koolib seal mingi sitemaga sind, näiteks mingi pocket, ma ei tea, millega ta pre-koolib seal, ütleme, et tal on mingi, ma ei tea, 6-7 enne. Et siis ta koolib floppi palju rõõmsamini. Palju ma peaks siis panema nagu pre-flop, et ta reaalselt ei kooliks mingi 6 pocketiga siin? No sa tahad, et ta koolib ju. Selles mõttes tahad. No selles mõttes jah tahan, aga nagu, ma ei tea. Ma ei usu, et ta on see 6 pocket. No ma ka ei usu, aga lihtsalt, et kui on. Ta on ju, vaata seda otsa, ta on 32-31, kuradi 116 käe peale. Ta põhimõtteliselt kõike käsi mängib reisiga ja nüüd ühe käe mängis flattides. Ma arvan, et me oleme seal kunnide ja ässade otsa. Ma ei tea. No kui oleme, siis oleme. Kuuler anyway, mis teha saame siis. Ma ei tea, kas on nagu... Ma imestasin üldse, mis tal on nagu siin käes, et kuradi vend oli pocket kahtade peal. Niimoodi. What? Ma ei tea nagu. What do I know on them? Ma mõtlesin, et see on nagu täielik trap lihtsalt. Aga mul jopp... Väga hääd süksed vendi on. Ma ei tea, minu arvest see ei ole äge kahtedega niimoodi mängida üldse. Ma arvan, et minu aga lihtsalt sellepärast me teekski nagu pre mingi 4400 kohe, et nagu kui neil on mingid 8, 9, 10, siis nad panevad pre sisse, mitte ei kooli. Ma arvan, et pre on fine. Ma arvan, et liiga vähe. Ei ole vähe. Tal ei ole nagu nii ootse kahte kooli. No jaa, aga sa tahad ju, et ta teeks selle vea, et ta paneb sisse seal need käed, millega ta muidu potentsiaalselt võib-olla koolib siin. 400 on põhimõtteliselt pre-ante level nagu siin. Noh. Vaata, kui rahabotis on juba. Ta ei lähe hulluks mingi... Üle 3 kilo on botis juba ju. On 2400, üle 3 kilo on botis juba ju. Mingi 5x freebet juba normaalne. 3180 on botis, et nagu freebet. Noh. Ja kui sa teed siin 4400 ja kui kellelgi on nagu 10, mis ta teeb siin siis? Ma arvan, ta paneb sisse seal. No ongi vaja. See näeb squeezes välja. Põhiline selle freebeti point ongi, et saada nagu 10 ja mutid nagu kuradi otsused. Ja sa tahad sisse saada kohe, sellest, et poisid, sa ei taha nagu 3800 teha siin sellest, et siis sa võid veel flatte saada seal mingite kätte. Palju sa teed siis? 4,5 või? 4400. Okei, nice. Kas see Jay Thaddeus ei ole enam Starsi Pro, et ta siin mängib? Ei ta... Ma nägin teda millis küll korra. Ma uunin teda 100, sest turbadest ta kogu aeg pastib muust. Nii. Siin on fine complete'ida. Any two põhimõtteliselt. Ja, ma olen ka seda teinud. Liidiks. Ma liidsin ka selle... Muidugi. Saime pihta, kohe liidime, vaatame, mis värk on. Ja see toimib küll see liidimine, aga siin ma läksin natuke liiga hoogu vist sellega. Okei, checkiks. Siin ma panin edasi lihtsalt. Ei, miks? Ma ei tea, mõtlesin, et see on mingitel. Tere, ma ei teagi, millest see on. No ühtegi emandat sai biidi. Ainukes asjad, mis 10 x-id. Aga noh, ma ei tea. 10 x-ide käest saab väljut küll. Ainuke asi. Ma selle käe mängisin sitasti, siin oleks pidanud, jah. Turni check callima äkki või. Mis Riveris teete, kui ma olen 2 korda... Checkime. Miks sa nagu pettida tahad, seal ässad on ju nii foldi? Ega ta ei foldi, ega ta mutti ka ei foldi. Ei mutti foldi saada. Okay, no see pett nagu võib-olla foldib emand poisi välja, aga no ma ei tea. Ei foldinud. Ei foldinud. Audisid ennast ära. No ja point ongi selles, et kui tal on emand, siis ta ei peti törnide kätega, ma arvan. Et kui ta törni petib, siis ta on äss, ma arvan lihtsalt. Okei, et siis saaks nagu check foldida törni rahulikult. Ma ei tea, palju ta paneb törnis, kui ta ikka teeb mingi 4-5 kilo, siis ma foldiks ära kohe. Okei. No jah. Siin natuke jah, läksin selle kuradi liidimise hoogu, sain sellest ise ka aru, märksin kohe ära ka. Ei, liid on hea. Ei, ma saan aru, et liid on seal, aga lihtsalt ma läksin nagu 3 tänavast liidima seal. Ei, see on halb, jah. Fuck, kuradi, mingi... Fold. Ma kooliks. Mingi vaal, jah. See on mingi vaal, jah, ma mõtlesin ka, et... Meil on top-air käsi, on hea kool. Okei. Toed spot nupu. Toed see? Jah. Okei. No jah, ma koolisin, mõtlesin, et vaala vastu normaalne.
saan selle King Queen'i mängimisega võib-olla enam-vähem Aaladele meeldib see bottom väga. Ja siis tšekkisin ette ja vend paneb jälle poti. Laks. Fold. Okei. No siin ma ühe täna ma vaatasin, mõtlesin, et äkki vend annab alla, aga ei andnud. Potis kuradi... Kannab all! Potis törni. Et Heveris või törnis ei leia enam bottom. No whatever, ma arvan, et siin võib-olla isegi pre-flop. Ma ei tea, okei, kui ma otsimegi lihtsalt queen high board ja mutt high board. Ja kas sa siis ka hea oled, noh? Ei, võib-olla küll. Oled, ma arvan. Oled, võib-olla vabalt. Sest queen kõige boardidest tal ongi kas S-queen või... Ta paneb jottidega samamoodi või, ma ei tea, 7-tega kütab edasi. Seal võib väga siuke fun range olla. Okei. No queen 10-ga kindlasti kooliks. See on nüüd final two tables ja lihtsalt ma arvan, et ma siin käes nagu otseselt midagi teinud, aga mulle tundus, et võib-olla jäi midagi tegemata. Fold. Tegemata jääb foldi. Okei, siis tegin ära nees. Noh. Ma ei tea, ma mõtlesin, et kas siin saab midagi teha, vaata, seda tahtsin küsida. Et need stackid on nii haiged, et ega vist... Oleks ta sügavam, vist oleks 3 betti, aga ta on jah. See on nii, jah. Siuke stacki on hea, kus 3 bettid, aga lihtsalt ma arvan, et kui ta avab nagu suuremast stacki, et see likelihood, et tal mingi käsi seal on, siis see on palju suurem, ma arvan lihtsalt. Aga näiteks kui oleks nagu vice versa, et see vend avaks, nagu see vend istuks nagu siin, siis ma nagu kindlasti 3 betiks. 3 bet kooliks, jah. Ei 3 bet kooliks, jah. 22 BB nagu, mis ta saab 50, teeme siit mingi 137 nagu. Rohkem ikka, peaaegu 3x, noh. Ja siis vend nagu pane pool 140 kilo, no 142 kilo, noh. Tere mulle üldse ei meeldi. Aga ma peaks võib-olla tegema jah seda rohkem. See paneb ma... Või no mõtle, et avab sealt ju S10 avab, Queen Boyce avab. Ei, jah, ma saan aru, ega ta nendega kõik ei julge jammida, eriti kui see on ikkagi final two table ja... Muidugi. Päris okei nagu. Ta isegi S-Boyce'i võib ära foldida siin. Aga kui ma tean, et see vend nagu on... no okei, see lihtsalt, et avab siia suurde stack, et see teeb ta juba range'i tugevamaks. Okay. Noh, likelihood, et ta on tugevam on kindlasti suurem kui see, kui ta avaks nagu sinna väiksemast stacki. Ja siin peab gameflow'd ka tunnetama, eks need nitid lähevad ka mingi hetk nagu... Mingi hetk hakkavad nagu lihtsalt mingid movie pärast tegema, vaata, et nad ei pruugi seda kätt nii väga valida. See on 4-handed ikkagi, vaata, nad ei saa oodata nii palju. No ma ei tea, mina lihtsalt arvan, et nitid ei hakka seda movie tegema ja mängivad ikka oma kätt edasi, et lihtsam niimoodi mõelda, ma arvan. Okei. Kui sa hakkad seda spotti otsima, et äkki ta nüüd teeb. Nii, siin vist... No see on hea stack tehtud, kus limpida. Jah. Mis siis nagu limp kuradi... Limp call on ju? No siukse saisi peal muidugi. Nats ju. Jah. Jaa. Check call. Jaa. Jälle checkis järgi nagu. Ülisit. Ai. Jam. Ma panin jah, ma mõtlesin, et lihtsalt nagu, et ainuke... Ma arvan, et törni järgi tšekib, ma arvan, et tal on juba showdown value olemas. Ma arvasin ka, et tal on showdown value. Suht tihti. Ja aga no samas, kui tal on nagu mingi lambi, mingi ace-side, siis... No selle beti peale ta ei pruugi seda ace-side maha panna, ma mingi 80 000. Selles mõttes, et nagu... Miks see nii palju teed? No ma tahtsin, et ta need asjad ära foldiks, need ace-side äkki, et siis ma ei tea. No aga kas sa arvad, et ace-side mingi 40 kilo peale ei foldi ära? 45 kilo? Ei usu. Miks ta ei foldi? Miks ta ei... Millega sa... 40 kilo peale ei foldi ace-side. Minu arust saab ainult mingi 180 000. 5-1 saab. Ei, selles mõttes temal on ju ka mutte range'is, mida ta turnis järgi tšekib, come on. Miks te nagu tahate nii suurelt pettida? Ei, mina ei tahagi suurelt pettida. Ma ei tahaks üldse pettida praegu, ma ei tahaks üldse pettida praegu. Ja lihtsalt ma petiks lihtsalt sellepärast 40 kilo, et ehk tal on mingi Queen või SX, mida ta tahab nagu ära foldida. Näiteks Queen 10 näiteks. SX ei foldi 40 kilo peale. Ei viska SX-i ma arust, kunagi miks ta ei foldi? Need tüübid viska praegu minema SX-i. Come on. See Lapulle oli lihtsalt haige vend nagu. Ace high on put siin. Mis asja, kui sa check call'i floppi. Ja mis vahet sa check call'i floppi, sul range'is on kõik poisid, kõik mutid. Ja mingid muud asjad ka. Mis muud asjad sul on seal? 10-9, 8-9. 8-9 rida juba. No 8-9 rida juba, mis asjad see veel on? Rohtu ei ole midagi, millega sa check call'id seda.
aga 40 kilo peale vajab silmad kinni ja vajutab kooli. No, ma ei tea. Ma arvan... 40 kilo saab ta 5 kuude. 40 kilo on nagu sellepärast ka parem. 40 kilo saab mõne spliti pealt maha nagu. Ei no 40 kilo on lihtsalt sellepärast ka parem, et kui tal on seal temal on ka seal mutterendsis, et sa lihtsalt ei pane siis stacki huugama seal. Ei no jaa, ma mõtlengi, et nagu overbet on mõttetu nagu või botbet nagu selles suhtes. Ace high pealt mina arvan, et me ei saa kunagi siin maha. 40 kilo, siis me saame mingitelt 7 kuradi kättepoti ja ongi kõik. Ta ei tee 7-tega nii vähe preemar. Võib teha küll, mõned arvavadki, et kuradi on nii lahe teha kuradi ainult 2. Ma ei usu. Ei võib olla küll. Nojah, oota, teile ei meeldi ühesõnaga see bet siis, jah? Sais mulle, bet on fine, aga sais mulle ei meeldi. Mulle meeldib bet ka. Mulle meeldib üldse bet ka. Mulle küll bet meeldib. Mis käsi see foldib see river? Queen 10. Queen 10, jah? Nii, edasi. S10. Ei. S10 on Ace high. Ma tean. No see on 2 paari. Kilo, see pole mingi Starsi hea regular, see on mingi Vinamaxi tüüp. No okei, kui ta arvata, et Ace high kunagi ei foldi, see on muidugi bet all. Aga mina arvan, et ta foldib Ace high. Mingi hea tüüp võib foldida küll, kui sa paned mingi usutavalt, mingi 47 500, mida iganes. See peab veel mõtlema. Põhimõtteliselt, et sa value betid oma poissi või mutti. Ta peab in-game terve range'i kuradi. Sa pead teadma, et see tüüp nagu oskab mõelda ka, vaata, oskab nagu hästi mõelda, vaata. Nagu, no piisavalt hästi. Okei, 40 kilo, jah. 44 kilo oleks minu sais. Aga no ma ikkagi petiks, ma küll ei tahaks tšekkida siin. No peaaegu täpselt, aga jah, eks mina in-game mõtlesin, et foldib nagu ässad selle saisiga ära. No aga tal on ma arvan, et see Vina Fish mõtleb pigem nii, et kuradi sellel vennal jäi valju võtmata ja nüüd tahab full house'ilt saada rohkem, kui ta nagu, et ma turnil ei panustan. Palju poisiga paneks? Poisiga paneks, ma ei tea, kas petikski poisiga, või petiks ikka 44 kilo petikski. Eks nende väljuhändidega paneks, no jah, ma mõtlesingi siin. No see sinu range'is on ka poissi ja samamoodi emandaid. Aga tal võib ka emand olla, sest asi on selles, mida turnis järgi tšekib, samamoodi nagu kui... Emandaga ei ole ka mõtet vist overbetida. Muidugi ei ole, miks sa emandaga overbetid? Jah. Selged pildid. Ta foldis igast tähes või? Ta foldis, jah. No ma ei tea, ma arvan, et no tal ei olnud emandat, aga lihtsalt kui tal seal emand on ja sa kaotad 100 kilo selle asemel, et 44 kilo kaotad, siis ma arvan, et see on nagu halb. Sama venna vastu. Ma ei tea, ma lasin kuidagi isiklikuks selle, ma ei tea, kuradi, mängisin seda kätt või kehvasti. See vend oli mind üli palju triibettinud ja näed, tal ongi small bind'i triibett on 26. Pane sisse siis. Jah. Pane sisse lihtsalt, see mängib kooli grensi vastu kasti ja lihtsalt jammi ära kooli kunagi. Kool on kindlasti halb, jah. Mul oli mingi värk ja nagu semiskeerd olin millegi pärast. Ma ei tea, tahtsin sinna finaali. Kool on väga pass. Kool ei saa väga ka alla. On küll. Vaata, mis ootsime saame. Mis ootsid? Seda küll, no, kui me flopile lähme, siis pangas on kurdi 140 kilo, tal on 287 kilo, tahab ta paneb 60-70 kilo, mis teeme siis? Kooli me floatime teda või? No, põhimõtteliselt me võime kurdi ainult paari flopata ka ja mängida. No jaa, aga kui ta pre-foldib nii palju, siis miks me tahame üldse koolida seal? No, jah, aga no, ma räägin, et kool ei saa nagu miinus EV olla. Minu arust küll on kool väga halb siin. No ei saa olla, kui sul on ka... Jam on minu arust, kui on aktiivne ainult, Jam ainuke võidu koua. Vaata, mis sizing'u ta tegi. Miks sa keelad ära siuksed sizing'ud? Täpselt see sizing, miks, sellepärast me ei saa viga teha siin koolis. Võimata. Noh, Lardo minu poolt ma koolisin. Ei no... Ja ma saan aru, et see Jam on parem selle venna vastu, kui tal... Jam tundub parem kindlasti. Kui tal on nii räige lihtsalt, see small blindist on lihtsalt 26%. Aga kuradi, kas ta sai siis kogu aeg niimoodi? Kogu aeg sai siis niimoodi, lihtsalt haige. Niimoodi väikselt, siis on Jam kindel. Ma seda ei vaadanud, ma ei mõelnud nii kaugele, jah. No ja nüüd ta petib kuradi 55 kilo, mis teed. No, jah. Noh, koolid. Koolisin ühe tänava. Noh. Ma ei kooli. 7 vihta. Sai kooliks või? Ma kooliks, no kui ma läheks flatile, siis ma jätkaks ainult nagu heade troode ja baaridega. Okei. Aga, no sellepärast ongi see asi, et nagu siis sa ju, ma ei tea,
sa ei float'i ühtegi board'i ja kui ta 3 pealt on nii kõrge, et ta foldib nagu nii palju ära, et siis nagu, miks sa tahad üldse koolida seda asja ära? No, Pre on nii head otsid, et ma ei peagi kuradi midagi ette kujutama peale floppi lihtsalt. No põhimõtteliselt sa just räägid seda, et sul on 8-9 off, sama hästi sul võib olla mingi 7-4 off seal, et sa koolid see ka, et sul nii head otsid. No põhimõtteliselt võib olla küll. No, ei ole hea plaani, minu arust küll ei ole. No selles suhtes me kaotame küll selle boti nagu päris tihti, aga lihtsalt... Selles suhtes ma mõtlesin, et ma nii palju vaatasin, et tal nagu C-bet oli laes, aga turnil annab alla, kui pihti selle vaata. Ma mõtlesin, et ega ma seda ainult rea peale mänginud, et ma oleks bluffinud, kui ta oleks tšekkinud siia. Ei, muidugi, fine, muidugi. Aga lihtsalt mulle meeldib jam rohkem. Jaa, mulle meeldib ka nüüd jam, lihtsalt jälle vaatasin, et kurat 30 BB tiipinud tournamenti ei taha õhku lasta. Või siis fold, mulle kool nagu üldse ei meeldi, ma ei tea, üldse ei meeldi kool. Mulle ka ei meeldi kool. Mulle lihtsalt fold ka ei meeldi. No siis jammi. Sa fold ei taha. Okei. Fold on eriti kohutav see. Ben nagu konkreetselt abusib siin. Abusis, jah, ma tõstan seda. Ja ma selles suhtes see oli nagu suht obvious. Juba see sizing on siuke, et ma tahan nii odavalt saada. Ma reisiks seda kätt. Sinuga on eriti levo oli. Ja see, ma ise täna vaatasin üle, ma kindlalt ma ei tea reisiks seda, et siin mul oli vist mingi gameflow teema oli, et ma olin üliaktiivseks läinud järsku ja ma ei tea, kartsin millegi pärast, et tõmmatakse käe pealt maha ja tahtsin floppi mängida. Ma reisin lihtsalt sellepärast, et see big blind on nitt. No, kui ma šove otsa saan, ma saan easy foldida, et ei bluffi mind seal. Kui ta oleks mingi väga active vend, siis ma limbiks. No siis oleks limp hea. Okei. No aga lihtsalt ma mõtlesin üle, et ma ise olid nii aktiivne olnud ja siis mõtlesin... Ei no muidu siukse kätega, siukses testiga on limp nagu hea, aga mitte sellise venna vastu, kes big blindi peal on siuke vend. Ja. Aga kui mul teinekord tunnen, et gameflow on selline, et nad on kohe mind ära nagu midagi tegemas ma vastu, isegi kui tal statid on nitid, vaata siis... No võibolla ma mõtlesin üle muidugi. Ma arvan ka, ise tunned seda, lihtsalt ise lased ennast mõjutada. Vist jah. Ma arvan. Aga siin ma arvan, et bet on normaalne äkki. Muidugi. Aga hea. Ikka betiks. Pahaks mingi vähe, 1800. Aga hea. Okei, fold. Ma koolisin. Ei, miks? Selle venna, ma ei tea, mis ta teeb siin nagu. Mis kuradi asi see on, ütle? Flash tuli kokku. Flash tuli kokku, rida tuli kokku. No mõtlesin, et näita siis Riveris ära, et kuradi on sul olemas või ei ole. No mis vahet on, sa tead nüüd juba. Ei näe. Näed. Oot näinud uuesse kätt, ma ei saanud... Ei, tal tõmbas turni nii equitis. Mul ei jõudnud kohale, mis siin juhtus, et kõik nii kähku. Pane algusest peale. No sellest me saime aru juba, ma ise leveldasin ära ennast, tegelikult ma ei pea... Venad ei jälgi ilmselt nii palju mu mängu, et ma võikad see tõste, kuna blind on nitt ja neid, siin tegin väikse vea, tuli flop. Panin väikselt, ennast see petin. Väga hea, mulle meeldib. Turn ka meeldib. Enam ei meeldi. Siis mõtlesin, et ma vaatan, mis ta nagu teeb edasi. Koolisin ära sellest. Ja... Ma ei tea. No selles, miks ta peaks seal mingit... Ma just mõtlesin, et miks ta peaks seal mingi 10 poissi, 10 mutti või mingit siukest kätte ruutuga reisima turnis. Petin väikselt, et mida ma petin siin väikselt. Turnis ta peab siukest pornat tegema nagu ühel juhul 6, aga ma arvan, et seda juhtub ikka kõvasti harvem. Või nagu puhtalt matemaatiliselt võtta nagu. Põhimõtteliselt tavaliselt meil on 0 out'i improvement, kui siuke reis tehakse vaata. Et siis sa võtadki nagu, et... Range'i vastu olen suht fakt nagu. No, fotootsid on 5,6, no. Et no pigem harvem ikka juhtub see, et see mingi 10-9 ühe ruutuga. Okei. See ei oleks nii naljakas, kui see kogu aeg oleks 10-9 üks ruutuga. Et noh. Ja, ma mängisin veits üle vist, oleks pidanud pre maha võtma selle boti lihtsalt. No, et kui sul äss oleks seal, siis mulle nagu tunduks nagu. Et siis meil on mõned audit ka vaata improvemiseks nagu. Et isegi kui, siis võib-olla... Mis audit sul improvemiseks on ässaga? No vähemalt üks äss nagu. No kui tal flash on, siis ei ole. No jaa, flashi vastu kindlasti, aga no mingi 2 paari vastu. Teeb mingi... Oskar ei viitsi kuulata vist enam? Ei, viitsin küll. Sorry, kui ma veits
ma väsin natuke. Millest? Ma ei tea, elust. Mitte niimoodi, lihtsalt elu on kiirenud viimasel ajal. On jah, kogu aeg grindimine käib kogu aeg. Limp. Ja miks? Vist Limp on mõnus. Miks ma limbin siin? Miks mitte? Sest ta ei saa sind ikutit maha ploovida. S6 mängib sitasti post. Limp freebet. Kas just väga sitasti, aga selles mõttes, et nagu kui ta koolib sind, siis on nagu suht raske jätkata, raske välut saada, siukse death'i juures aktiivse venna vastu, sa tahad üldse palju nagu limpida, palju käsi mängida, mingid poiss 9, poiss 8. Igas käsi, see S6 on ka ülihea käsi, mida limpida, et sa ei taha nagu, kui ta reisib sind, mis sa teed, noh okei, siukest asja väga tihti juhtu, saad easy foldi teha, foldimeni. Aga lihtsalt, et nagu enda nagu limping range'i ka tugevdada. Lihtsalt sellepärast juba limbiks. Ja kui ta tšekib, ülihea, saame stabida palju borde. Noh, limp and stab, no Ranno, see kasuta nimi, noh. Ja, ei limp and stab, jah. Ma lihtsalt arvasin, et mina mõtlesin siin käes, et mul on S ja lihtsalt S6 nagu pass käsi, et kuradi tahaks preia maha võtta. No, ma limbiks, aga okei, reis on ka fine, ma arvan. No, C-bet obviously. Paks vähem ikka. Ja, mingi 15. Tahaks ikka muti käest välut saada välja. Mingi poiss 10 käest ja kunn 10 käest, kunn poisi käest. Okei. Flash throw'de käest. Kardad, et sellega ei saa või? Ei, flash throw'de käest saab kindlasti. No flash throw'de käest jah, aga poiss 10-ga ma ei usu, et ta koolib 18 kilo. Okei, no vaatame. Koolis midagi. Ma ei tea, kas ta on poiss 10. Noh, paneme edasi. Jah. Ma lõin lukku. Ei edasi. Miks? Kuradi, mõtlesin, et siin saan veel rahulikult check hoolida ja ei taheta mind nagu. Ma ei teagi, mis ma siin mõtlesin. Kui sa Markuse reisid, siis ta S-Queeni ja S-mutist äkki preeras oli juba. Et ainuke asi, mida sa kardad, on S5 ja S7. Ma ei usu, et emand 5 ja emand 7 defendib, et tal on nii palju käsi, mis su petti kooliksid. Okei. 54 kilo või? Tundub, et hea check oli. Mulle tundub. No see on ülibluffine. Noh, ja väga hea. Ma kooliks kõik riveridest, ma arvan. No see on naps river. No easy call, snap call. Noh, mina maksin endale vastu toimib see turni check ikka. Tule ma ei tea nees. Mina tüüpide vastu toimib nii mõndagi, ma ei saa aru, mis ma räägin. Tal on täpselt siuke käsi tegelikult, mille juures see check ei peaks nagu toimima. Nagu nahvi tal vaja seda viite pettida. Nagu showdowni välja peale võid mängida veits. No isegi kui ta petib seal, siis petigu mingi 16 kilo. No? Et nagu ei taha tasuta kaarta. Spain Batman. Paras Batman küll. Batman Hispaaniast, jah. Jah, mis ma öelda oskan, noh. Siukses spotis pole nagu game theory koha pealt midagi öelda. Jaa, ma lihtsalt räägisin, vaata. Okei. Siin ma... Rohkem. 32 000. Tere, aga mis... Mina teeks 30. See on nii haige, kuidas see asi on muutunud. Lihtsalt 1,5 aastat tagasi enamus õppevideotes või no üldse inimesed rääkisid, et nagu minu arust, et 3-bet sizingud on kõik igal pool suuremaks läinud. Siis ma nagu üritan sealt vanast mustrist välja tulla. Vanasti ma oleksin, ma arvan, 24 pannud. Oi. Sellepärast, et kui ta flatib, siis ma olen nii... Ma saan aru, et ta võib flatida seal kogu range'i, aga mu poisid mängivad kogu range'i vastu hästi, ma arvan. Selles suhtes ma ei taha teda ära hirmutada ja siin. Aga kui sa 30 midagi paned, siis ta tahaks räägilt jammida su vastu, ma arvan. Ei, jammida päris ei taha. Nii kõva tiip, vaata. Et nagu minu eesmärk ei ole ju 3-betiga seda vendasid botist välja ajada praegu. Noh, aga sa tahad, et ta koolib sind emand 9 suitidega kunn 10-ga, ihtib emanda või kunni. No tahan jah, et ta kooliks mind emand 9-ga, muidugi tahan. Noh, aga siis kui ta ei hiti midagi, siis sa ju saad vähem raha, sellest et ta foldib flopi niikuinii. Aga kui sa teed suuremalt, siis ta maksab niikuinii ja kui ta 9-le pihta saab näiteks või mingile asjale, siis ta hakkab post-flop veel rohkem maksma sulle. No ja eks petid lähevad suuremaks, jah, et okei, see point on küll, jah. Flat ei ole või? Jess, jah? Või ei siukse venna vastu. Ja sa enamasti... No aga vaata, mis blindides toimub. See enamus kui poldib lihtsalt freebetile. Selle size'i kohta. Noh.
et kui enamus korras sa ei pane for value seal. Ma mõtlengi, jah, sa tahad, jah. Kui sa paned suuremalt, siis ei no seda kindlasti ju. No jaa, või aga ma ei pea olema ju... Value kättega paned vähem ja puffidega rohkem. Kui me ei ole väga nagu tõmmelnud. Ei no vanasti ma panin väike nagu sitemata kättega, noh mul oli niimoodi, et ma panin ikka kogu aeg vähem, lihtsalt C-bet toimib nii tihti nendes 3-bet botides, et minu arust oli äge lihtsalt kogu aeg nagu väiksed 3-betide ja C-betidena, ma ei tea. Minu arust on ägedam kui 3-betida, ma kohe maha võtan. No jaa, mul oli vahepeal sükke mõtlemine, et ma tahan lihtsalt kogu aeg 3-betida ja C-betida nagu ja oligi sükke gameplan. Aga noh, siis tuli välja, et ma ei ole post-flop nii tugev ja ilmselt võib-olla on mõistlikum siis pre-flop asjad selgeks rääkida. No kas just seda? No need, kes post-flop tugevad, panevad ka palju. Ei saa öelda niimoodi, et kõik palju panevad. Erinevaid neid olen. No kõik sõltuvad alati mängijatest ka, aga noh, igastahes, et noh, siin spotis teeks kindlasti suuremalt. Okei. Teete nii tippe. No jah. Oleks mingid 22 BB. Et kui sa ei pea nagu palju tegema, et kui sa nagu sinu size nagu ei mõjuta seda käekäiku, no selles mõttes näiteks, kui tal on näiteks, ütleme, et tal on siin 120 kilo näiteks. Et siis sa võid täpselt sama palju teha 27, ma teeks ikkagi 30 kilo. Et no ütleme, et ta avab mingi suht palju enne ja tal on mingi 110 kilo ehk 22 BB-d enne. No ja siis on... Siis sa võid 27,500 teha, et siis sa teed täpselt sama välja. Aga muidu tiibimalt on eks ikka tsipa rohkem. Okei. Et sa tahad nagu ikkagi otsus ette panna ja kui sa 3 betid siin mingid 6-7 suitudid, siis sa teed ka ju mingi 30 kilo. Jaa. Või 30. No ma ei tea, kas sa üldse 2,5 X-i peal hakkad 6-7 suitudid 3 betima, aga nagu in general ma mõtlen. Okei, aga nüüd vaatame, kuidas käsi läheb, et sükke board tuli. Mutt 9 on nagu, mul on suht persasi praegu. No ma check-in. Checkiksid, jah? Muidugi, meil on showdown value. Mis nagu jätkab siin välja arvatud 7-8? Jah. Noh, flash throw ka tegelikult võib olla. Okei, bet on ka võib-olla fine, aga no ma ei tea. Noh, okei, whatever, can go both ways. Mingi mutt 9 boardil oleks siibet. Mis ma sellest võt? Okei. Tere, see on mingi sitt käsi mu kallanud juba eos. Noh, nüüd ma checkiks, ma arvan, kui ma ei taha just kätt blufiks keerata. Aga kui sa otsustad käe blufiks keerata, siis bet, turn ja river. Aga noh, nüüd ma foldiks juba ära. Okei. Aga jah, no ma ei tea. No okei, see hästi tuli relevantne, aga ma ei tea. Poistega nagu, sul ei ole nagu väga käsi, millelt sa nagu välud saad, ma arvan, siin välja arvatud 7-8 ongi. Ja kas flash throw, ma ei tea, kas noh, flash throw ei ole väga tihti, no enamust kätest. No võib ikka olla mingi poiss 10-9 pealt. Okei, flash throw boardil on fine siibetida tõenäoliselt, aga no, Rainbowl kindlasti checkiks. Ma ei taha isegi siin siibetida. Ma ei taha isegi siin siibetida poisse, no. Ma ei tea, miks. Ei no... Sest tema defending range'is on sama palju mingi emand kunne ja mingid emandaid, kui tal on mingi 7-8 kuradi, jah. See range on nagu, noh, ma ei tea. See ei ole üldse nagu garanteeritud, et ta 7 või 8 flopil koolib. Ja need ei improve'i ka kunagi põhimõtteliselt. Ja sul nagu väga nagu protectida millegi eest ei ole, välja arvatud flash throw, aga no, ma ei tea. Pigem tahaks showdowni jõuda. Kui tihti tal see flash throw ikka on seal, et pigem tahaks showdowni jõuda, jah. Delete see. Ei no ma ei tea, kas ma seda ässa hakkan see bettima siis enam nagu. Checkiks järgi ikka. Seda ässa küll mitte, aga see ei tule nii tihti, noh. Ja siis kooliks ära ta panuse nagu. Siis saaks teada ka, saaks info ka kätte nagu. Okei. Näed selline asi, et kas siin peaks kohe foldima? Ma ei tea, palju ta avab. No 57 kätt, et ikka midagi avab nagu. 20% on EP kavad. 3 bet fold. Raske. No... Ma ei viitsi ägi seda tavalist foldina. Okei, ma lihtsalt nagu... Flat on ka fine. Ma flattisin, jah. Aga kuna siit tagant üks on jammis, ma panin maha. No of course. Easy. Okei. Ma tahtsin küsida, et kas see flat nagu on siin või ei ole. No on küll fine muidugi. Siukse opening range'i vastu küll. Eks ma olen ka ju päris strong, et ma näen päris strong välja, kui ma siin flatin, ma arvan ise. Muidugi. Et jah. No ma ei tea, mis oleks edasi juhtunud. Ei. Aga jah. Siin avan. Jah.
C-bet. Jaa. Mida? Vähem ei oleks hea panna selle, veel vähem. Jah, mingi 2800 vaheks, aga okei. 3200 ka. Fine. Tšekiks järgi kindlasti tõrni. Sellist asja kindlalt. No kui sa teed speti suuremalt kindlasti 10 kilo. Okei. Aga no ma ei usu, et ässa törnis foldib. Ma ei ole kindel, kas ässa ka riveris foldib. Enamus kuued said ka mingit staffi juurde, need ei puhugi ka enam. Ja nüüd ongi riveris awkward spotid, mis nüüd teeb petit 11 kilo ja ässaga snap koolib sind. Nojah. Ma lihtsalt tundsin ka, et see turni barrel on mõtet ja võib-olla sellepärast märkisingi üles selle. On küll jah, nüüd sa said equitit juurde veel ja ässad on nii foldib. Ja ässad ei foldi kunagi ja võib-olla saan rea kokku ja võib-olla kui ise betin, siis ta paneb mulle veel otsa, siis ma ei saa oma equitit veel nähagi ja nii edasi. No otsa ta ei pane, aga mõnikord halva paneb ja sellest. Ta ässa ei foldi lihtsalt niikuinii, et ma ei usu, et ta 6x-iga väga tihti flopis koolib. Okei, no see oli siuke lihtne käi. Näed, siin oli mul läks, mõtlesin korra, et kuradi Pähkel on ka neid 3-beti videosid vaadanud ja ma ei tea. No las ta vaatab, ma foldiks ära ju. Ma foldisin ära. Ei, mina ka ei usu, et Pähkel vaadab selle väga laiselt. No isegi kui paneb, siis no... Pähkel võib pane küll, nagu võib ta võis ennem 3-beti videosidki sealt juba laidilt panna. Ei, no ikka. Ei, las ta paneb, aga S7 on lihtsalt nii sitt käsi saab midagi teha. 9-8 suidiga võid jammida siis või? 4 betiks võib ka muuta siin või teen mingi induusi või 4 beti siit panen nagu 15 või? 18 poole. Ei, no clickbacki tõmbaksid buttonilt neil. 18 on kindlasti liiga palju. Lihtsalt klikiks, ne? Mitte 18. Nagu reis. Sorry, 16-700 siis. See on tegelikult variant. Mul on ässa blokker ikkagi ja samas kui ta on bluffi peal, ega ta ei jätku seal. Ma paneks, ma hea meelega paks mingi 4 beti. Ta peab kuradi ära stackima kuradi ja. No ta võib teha seda küll vaata, võimeline. Ma ei usu. Ma ei viitsi vaeva näha. Aga kui tema nagu nii kaugele mõtleb, et mis kätega sina seal 16,700 teed? Ässad kunnid, poisid, mutid. Äskunn. Või äskunniga võib-olla ei teeks. Ma ei tea ka. Sa teed seal 10 poisid ja äskunn. Asi sest Pähklil on kuradi 3 bet seal defaulti peal vaata, aga ta mängib palju laudu ja kui ta saab 4 beti vastu, siis ta hakkab ägisema vaata, sest ta ei mõtle seda nagu lõpuni välja kindlasti, ma arvan. Nagu kogu aeg. Nii et see võib toimida päris tihti. Ma ei tea. Mina foldiks lihtsalt ja läheks edasi. No fold on ka hea. Fold on hea. Las ta unib siis praegu meid. Ega ma väga isiklikuks ei ole siin tiimikaaslastega läinud või nii. Ma aga mitte. Ja mida sa valetad? Sa šavesid poiss 8 suutel ja puttani vastu. Kes see? Sina. Kuule, mis ma tegema pidin? Ei, see oli hea šavel. See on fold ju? Ane. Mis ikka mõtled siin? Muidugi. Jaa. Mis ikka mõtled siin? Ma mõtlesin üle jah siin. Ma ei tea, mis ma mõtlesin siin. Ma läksin... No vaata, kes 3 betib sind ja siukse saisiga ka. Mingi räme nitt lihtsalt. Noh. Ei. Ja vaatame üle, mis siin juhtus. No nüüd check fold, noh. Ära jammi on. Nii. Ma ei mõelnud seda kätte ja ma mõtlesin niimoodi, et kurat, tal ei ole ässa, kui ta tšekib seal boardis, aga tal oli hoopis 2 ässa. No miks tal ei ole ässa, kui ta siukse boardi peal tšekib? 3 bet botis, mille ta välut saab siis? Ma ei tea, ega tavaliselt nii kaugel need vennad ei mõtle nitid, nagu ikkagi C-betivad. Ma ei saa aru sellistest vendadest. Sa mängid 9 prossu kätest ja sa pead ässa reibetima, et see on viga. Ei tea. Mis mul viga on pigem sellest ka? Oskari vastu töötab nagu näha. Okei. Palju avab? 23. Noh, flatiks. Ja ma ei tea, miks ma siin tegin niimoodi. Ma arvan ka, et flatiks nagu. Muidugi flatiks. Aga jah. Ma otsustasin 3-betida. Ma ei tea, ma flatiks. Sa tahad siin nii palju asju veel flatida ja muid Quinn on suitjad eriti suht hea käsi siukse range'i vastu mängida. Rohkem ikka flopis. Sest ta ikka ju, sa tahad sisse saada, sul pole midagi teha siin enam. Sisse küll ei tahaks saada. Nüüd sul on okar. No mis sa enam teed siis, kui sa 3 betid ja betid flopis? Ja natuke suuremad panen, siis saan ilusti šoveda ja näeks enam välja, ma arvan. Veits lampris.
ja mis te arvate? Ja loomulikult te saaksid tonni 500 rohkem kui saanud. Ja jätsin raha laudele. Jaa. Okei. Flatiks ja... Flat kindlasti parem kui 3 bet. Flat on parem. 3 betiks seal mingid 6-7 suitudit näiteks. 7-8 suitudit. Siin. 3 betiks muidugi. Ma 3 betiks kindlasti. Vaata, mis see enda avab. Vaata, palju ta avab. See on üldse mingi kuradi jälle mingi... Ma ei tea, mis ma siin hakkasin liidima seda lihtsalt lambast. Ei. Vaatame, mis ma tegin siin ka. No, ei! Ei! Oi! See, lugesin samal ajal seda Päätsi päevikut ja siis lihtsalt... Näha on tead. Mõtlesin, et siin nagu showdown väljut ei ole, et lihtsalt jammin sisse ja ta ei saa koolida. 2x botte. Ta ei saa koolida väga siin. No Tremand on siis defauldi. Ja no siis ta ei foldi aga ma ei tea. Noh, mis tal siis veel on siin? Poiss kunn ja kunn 10. Kõige muus saaksid 3 tonniga ka foldima. No ma ei useta 2 paarit foldib, ma ütlesin petiks seda riverit, ma ei petiks törni ka. Jaa, see oli mingi roboti käsi, jah. Joppus. Aga ta võib poti foldida küll meie arvest ka. Ei. Miks mitte? Sul ei saa olla mingit... Miks ta peaks muti foldima? Ma ei tea. Paremat. Ei sama hästi olla. Mis asja seda flopis liidib päraldad törni, mis flash tuleb on sul? No 9 poiss ristid. Hakkasin möllama lihtsalt ja ilma mõtlemata. Peab olema 9 poiss ristid ju. Haige käsides. Miks sa üldse 9 poiss ristis liidib flopis? Väljutki. Vahet ei ole. Jaa, ärme seda kätt vaatame. Ma 3 betiks pree seda kätt juba. Ja mulle meeldib ka isegi 3 bet. 3 bet parem küll, jah. Yes. Fullen ausalt nii nitt, et kuradi oli vaja blindi minna varastama. Kuidagi, foldib nii palju. Või koolib, ega viik. Ei, no see oli haige käsi siin, ei. Noh, mis siin haiget on, siis fold ju. Kohe fold lihtsalt ja kõik. Jaa. Muidugi, ühtegi törni sul head ei ole. No, isegi kui tuleb 4, siis kas sa oled rahul nüüd enda eluga? Väga ei ole. Mina ei oleks. Noh, ma ka ei ole. Võiks ässaga ka ei ole rahul. Noh, mis nüüd teed? Koolide. Nüüd ta tšekib. Ma hakkasin ta masti kinni. Mis asja? Tal oli masti rida peaaegu. Ma ei tea, jah, mis jah. Flop ilmselt. No sellepärast mõtlengi ongi, et ma ei saa aru, miks ma ei 3 betinud praegu. Kui sa otsustad nagu flopis koolida, sa peadki nagu olema valmis maha koolima, kui sa nii-öelda paned ta flash draw peale, et sa flopis koolid. Kui sa paned ta flopis nagu, noh, sellest ta reisib seal, ma arvan, 9, 10. No see on straight draw'd ka ja flash draw'd kõik asjad ju. Miks ta peaks poiss mutt offi lambist reisima hakkama? Ma arvan, et ta koolib siis poiss mutt offiga, aga poiss mutt ärtusi ma arvan, et võib reisida. Et nagu sa tahad poiss mutt. Kui sa tahad nagu selle range'i vastu jätkata, ma küll ei taha. Ma ka ei taha enam. Ma enam ei taha, et seekord mul see 4 veel rikkus vist peoga ära. Riveril on sul endiselt väärtused käsi. Et nagu isegi kui 4 tulevad, no siis ikkagi on sitt, noh. Riveril oleks pidanud hilisemalt ilmselt foldima. Mida ta jammib seal, mida ta flopis reisib? Ega midagi just, millest ma ees olen kindlasti mitte. Pasa käsides. Tšekib isegi mingi 10-9 järgi, see on nagu... Jaa, ma olen nõus. Muidugi tšekib. River on easy fold. Nagu törni 4 tuleb, siis jah, ei fold enam, aga nagu õnnelik ka ei ole, kui 4 tuleb. Nüüd see pidi käinud kuradi 10-9 for value, noh. Nii. Ja 2 flash throw'd, mida ta võib-olla mängib niimoodi. See on võib-olla open jammine ka okei, aga liiga haige. Ei, kindlasti mitte. Miks? Kindlasti on pluss CV. Mängib calling range. Pluss CV, ma arvan ikka nagu. No aga see on halb jam, miks sa väga hästi kuute jammida seal? No... Calling range vastu mängib see nii ma ei ütle, et see optimaalne on, ma lihtsalt ütlen, et ega see ei saa väga halb olla. Ma ei usu, et see pluss chip PV isegi on. No pane HRC-sse kindlasti. Paneme HRC-sse, ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et on. Ma arvan, et ei ole. Mingi kolmandik big blindist miinusta.
ma ei tea isegi kui see pluss see isegi kui see pluss CV on, siis ma ikka ei jammiks sellest, et siukse stackiga saab veel nii palju imesid teha. Kõik ässad suitad on pluss CV. Päris. Easy game. Ja 0,3 S6 on ikka 0,3 on juba päris hea mõne arvest. Ei ole või? Ma ei tea, Minrace'iga võtta Minrace on palju parem. Minrace'iga võtta kolmandik. Võib soveda nagu, aga ma ise ka kunagi ei sove. Ma soveks seal need käed. Satikas ma soveks. Jah, satikas ma soveks kindlalt. Sellepärast, et no mida ma seal hakkan aretama. Okei. Ma soveks seal, panen korra tagasi juba ARC. Kuradi. Ma Minrace foldiks need käed tõenäoliselt. Seda võib neid kooliks juba sõltuvalt vastasest. Need kõik Minrace foldiks kuni 9-ni, S9 offini, võib-olla S9 kooliks võib-olla isegi juba. Aga kui ma tahaks midagi šoveda, siis ma võtaks šove kätteks, võtaks need 7-6 suited, mingi 9-7 suited, 8-6 suited. No mis meid hästi calling range'i vastu, no. Ma šoveks nagu siukseid käsi pigem ja pluss oli nagu pocketid. Aga ma elu sees oleks S6 ja mingit, ma ei tea, S7 offi, miks ma peaks? Okei, ma ei sovenda, aga mulle tundub, et ma võib-olla jätsin C-beti tegemata siin. Ei, ma arvan, et see on fine. Tšekkida järgi lihtsalt, et mängida juba showdown välja peale, et mul on ristid veel ja Jaa. No okei, et siis point on selles, et siis loodame, et mingi King X-i hakkab päreldama seda törni või mis point on? Jaa. No siibet on ka fine, aga check on ka fine minu arust. Okei. Aga siin? No nüüd petiks juba. Nüüd vist petiks. 200. Jaa. Väga hea. Ja check või? Checkiks. Check. Nice. Jah. No, oleksid praegu jamminud, oleks S10 kes kooli saanud, oleks ära sakkinud. Full duubli oleks saanud. Vaata, kus oleks printid. No jaa, aga enamus kui nad kaotasid. Okei. 6 pocket. Ai, see on... Ma arvan, et nüüd te naerate mulle ilmselt selle käega. Vaadake ka seda käekulge lihtsalt. Sain seti. Praegu tundub päris tummine. Vend paneb reis. Kool. Okei, ma ei callin nii. Ma ei tea, miks ma nii tegin. Ei no tegelikult, no reisi mõte nagu olemas tegelikult. Aga ma arvan, et kui ta nii palju avab, siis tal ei ole siin väga midagi, et ta saaks jätkata. Kui ta oleks taidim vend, siis ma kindlasti meeldiks rohkem reisi, sest et nad ei foldi ässa kindlasti ära. Ja sa tahad ässa vastu kui heitama hakata. No nii ma mõtlesin, et need stackid nii sügavad, et muidu need petid jäävad nii väiksed. Kas ässa vastu hiljem nagu nii ei saa ehitada isegi kui vaadake, Paul tundub siuke kuivik, et nagu... Noh? Paul kirjutas, et S6 oleks saanud ARC vaadata, Minrace eraldi. Seda saab vaadata või? Paul, tule sisse. Paul oskab, Paul pane enda mikker tööle. Advanced. Paulil sahiseb räigelt. Aga ma lükkan kohe siia siis. Advanced lihtsalt sama on ju. Ja next, mis ma teen siis? Mina ei tea, Paul. 3 bet šove. Finish lihtsalt. Midagi ei pane siia või? Mingi 3 bet šove pead panema kuskil. Seal on üleval calculation. Siin. Nii, kus ma olen? Ma olin cut-off. No mis, oota, kirjutab kohe. Mis asja? Noh, Minrace on palju kasumlikum. No jaa, palju. No on ju. Ja siis sa investid elutama stacki ka. Ja pane veel need sisse, et millega nad jammivad. Nagu näha, ta S10 small blind ei jammin, järelikult ta ei jammi seda, nii et sa pane taidimaksed range'id. Oota, miks ta S10 small blindit ei jammi? Ta ei jamminud ju. Kooli siis. Neid jammib, okei. No ma ära paar ega pane, kui ta S10 ei jammi. Ei no, kahed ikka jammib nagu. Või ma ei tea ka. No kui ta S10 ei jammi, siis miks ta peaks pocket 2 jammi? No ja ta ei julge oma stackiga seal huugama. Teeb nende kaht. No sa pane buttoni range ja big blind range ka veel adjustile. No igastahes Minrace on palju kasumlikum, et ei no, rikkaks saame Minrace. Ma sain juba aru sellest, et
ma ei viitsi seda vaadata visuaalselt, lasta ei viitsi, jah. aga jah, siin läks päris haigeks see käsi, et kuradi hoolis mind, onju. Jah. Siis tuli 5. Tšekkis ette. Noh. Vend tšekk reisib mind. Paks 2800. Ei, miks sa nii palju paned? Ma ei tea, aga vaata, mis see vend teeb. Lakstile. Mis ikka teed, mis koolid? Jaa, ja siis Riveril šoves ja ma panin maha. Ma ei tea, kuradi, võib-olla liiga kitsa range'i peale panin selle venna, aga lihtsalt tundus, et see vend on... Talle see oli 50 € turna ka ja see ei olnud nagu mingi suvaline vend ka, mulle tundus. Siis ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ta paneksin mingi suva S2 paariga mängiks niimoodi. Ei mängi. Aga su turni size on ka liiga suur. On. Sest, miks nii palju teed? On jah, kindlasti, jah. Ma ei tea. Nagu see 50 € turka on, siis ma kooliks üldse lihtsalt plopis. Ja. Mida ta reisib seal turnis sama? No ridares. Mida kuradit reis? Ridares. No, Riad. jaa. No, aga kui sul value hand on, siis sa petid Riveri ka, siis ta saab jammida. Seda küll, jah. Ma ei tea, ma pärast... Aga kui sul value hand on, siis sa turni ka nii foldi. Jah, S-alt 9 ja 7-8 biidi. No jaa, Riveri foldib ju. Haige vend, ma arvan, et ma pean ikka koolima. Kui mul S6 on, siis ma koolingi selle min-reisi ja snap foldin Riveri. Siin peaks koolima ikka, ma ei tea. Ma ei tea, no see nii soul. Ma ei viitsi mõelda sellest, et sa tegid turni nii suurelt ja siis nüüd siis sa solvasid selle peale. Ei, ma ei solvanud, aga lihtsalt nagu... Ma sain aru, jah. Ma ei tea, ma mõtlesin, sa ei saa enam optimaalselt mõelda. Siin ma olin lihtsalt nii pimestatud, et tahtsin kohe oma mingi räiget botti ehitada. Ma ei tea, mõttetu petne. No aga millega ta jätkas? Muidugi. Väga mõttetu. Sikres. Noh, väga hea. Ikka paneks edasi. Paneks edasi. Ma ise mõtlesin, siin ma tegin ka veares. Sellepärast märkasin üles, et võrrad solid on siin päreldada. Muidugi. Et saan ta nagu mingitelt asjadelt, mingit S6-idelt, millega ta ikka ühe korra koolib, siis nüüd paneks maha see vend. No selles mõttes, kui sa plaanid nagu tšekkida, et siis nagu plaaniga tšekk koolida. Ei, ma tšekk foldida ei plaaninudki, aga lihtsalt ma ei tea, mis siin teeme? Ikka tšekk või? Seda ma ei tea. No, selles, kui tal on mingi 7-8, siis kui ta on mingi siko, kes blufiks keerab, aga noh, sa võid pettida ka mingi 7 kilo siin. Ja ma jätsin 2 peti kohti kasutamata, sellepärast märksin üles lihtsalt oleks ta saanud ilusti chopi pealt maha. Jah? No Riverit petiks ikka, ma arvan. Jep. 7-8 võib-olla foldiks seal Riveri peti peal isegi. Muidugi foldiks. Aga see on lihtsalt, ma ei tea, miks seda siin ma nõu ei tahagi, ma arvan, et ideaalne spot, kus stop and go teha. Jaa, muidugi. Jah. Nice. Meeldib. Nii. Saame me siin teha midagi või peaks kohe foldima? Ma ei tahaks foldida. Ma ei tea. Ma ei tea, kui te nii palju teed, ma ei tea. Ja see on päris aktiivne tüüp, ma vaatan. Ma ei tea. Ma arvan, et kool ei saa halb olla. Ei, no ei ole, ma arvan halb, aga no ma ei tea. Tahaks ka koolida. Viska münti, noh. Mina ei ütle midagi siin. Kui tunned, et itid, siis mine ei tundnud reis. No siis foldi ära. Siibetiks ikka. Siibetin, kuna ma näen, et siin on ikka välju kohti. Muidugi. Aga ma ei tea reis. Paneks ikka 24 kilo. Paneks ikka edasi, jah? No nüüd saad, ei taha nagu Riveris suurt petti maha koolida ja saad veel mingit poiss X-ide käest, poiss Muti käest võib-olla midagi. Poiss Kunni käest ja pluss veel sa ei taha nagu, just sellepärast ka, et sa ei taha Riveris ise suurt petti ära koolida. Et näiteks kui sa tšekid ja River plankida paneb mingi 80 kilo, see on suht nästi, aga kui sa teed turnis 24 kilo, siis saad River lihtsalt raaliku südamega järgi tšekida. Jah, aga... Kohe tšekk foldida ei saa mingi 14-6 vennast. Seda boardi.
ei. No ta ei hakka poissi blufiks pöörama nõuni Riveris. Ei no, aga ta võib koolida sind poisiga. Poiss muti, poiss kunniga. Kus 24 kilo teed. Muidugi võib koolida. Vaatad just atsa nagu. No miks ta ei kooli, kui sa 24 kilo teed törnis poiss mutiga? Ma ei tea. No tšekkisin järgi. Small blindist koolib üldse. Pani 60, selle ma maksin kinni. No just ongi see, et kui sa teed ise törnis 24, sa saad River järgi tšekkida. Jaa, no ei saanud. Noh, ta ei reisi törni, kui sa teed 24 kilo. Ei reisi. Ja sa tšekid River järgi lihtsalt ja... Oleks tšekkinud ja foldinud River ja oleks kuradi eluline. Okei. No ta on ju 14-6, see on ju jõhker. No mis siis, aga sa teed endal lihtsalt elu lihtsaks. No. Ei no ja, ei ma saan aru, keskmise venna vastu on jumal normaalne pettida törni, et on lihtne elu. Aga me oleme fakt nagu sellisel boardil. No. Aga miks tal ei või siin pocket kunn või pocket mutt olla siin? Siis ta ei peti nagu nii Riverit. Ta on niuke keerab kunnid bluffiks või? Hui! Ta ei mõtlegi. Ei, ma ei räägi, et ta bluffiks keerab. Ma räägin lihtsalt, et ta koolib sitemaga törnis. Ja kui tal on midagi, siis me lihtsalt säästame ennast sellest, et me maksame Riveris suure peti kinni, sellest, et ta törn niikuinii ei check reisib. See on minu point. Aha. No me ei peagi Riverit kunagi kinni maksma nagu. No aga miks me tahame törni tšekkida, kui me saame veel sitema käest väljut? Ja... Ei, aga samas me ei pea Riverit kunagi kinni maksma. Me võime kogu aeg Riveri foldida sellise venna vastu ja mitte kunagi muretsema. No, kui tal on kunnid ja mutid ja poiss kunn suitab, poiss mutt suitab, miks sa ei taha kuradi 24 kilo törnis pettida? No ma tean, et ta ei bluffi. No selles mõttes, et... Aga sa saad ju törnis nagu väljut, aga sa peadki River lihtsalt foldi muuda pettima. Okei. Noh, River ongi easy fold alati. Aga miks sa... Aga kus sa tead, et ta lambist ei hakka kunne seal mingi pettima hästi suurelt? No siis ta on 14-6. Siin oleks pidanud suuremalt ta reisib 2 päevast täpselt. Palju ta avab? Ma ei tea, mulle meeldib törnis 24 kilo ja check River lihtsalt. Palju ta avab, ta ikka avab, et... Mulle meeldis keskmise mängi vastu sama... Avab normaalne, foldib 3-betil. 40%. Seal ei ole vaja raha sisse loopida. No see loobi, 2 blindi paned juurde. 2 blindi ka midagi. No, ma ei näe põhjust pettida sellise venna vastu, kes on nii aus nagu nii. No aga kus sa saad sitema käest... See ei ole... Ja, sa saad ise ka arvu, et see value range on seal nii väike ju. Et tal peavad kunnid või mutid olema small blindist, mida ta arvatavasti kuradi pre-betib nagu nii. Miks? Ma ei tea. Minu arust küll, et ta võib vabalt vättida neid. Samamoodi nagu poiss kunn ja poiss mutt ja suitadid. No üldiselt me oleme seal S10, poiss 10, S-poisi vastas. No aga miks ta siis poiss mutt ei fläti või kunn poissi, kui ta flätib kunn mutti seal? Ja eriti suitadid veel. Isegi 14-6 on nagu, miks ta siis nagu neid käsi ei fläti? No me ei saa väljut saada. Ja me teemegi lihtsalt käe lihtsaks endale, me võime väljut saada seal. No aga me ei... Kuidas poiss mutt on ainuke käsi, mis olemas on seal? Tal on freebet on 7, reis 6, freebet 7. Ta põhimõtteliselt kõik välju käed reisib. Tal ei ole seal mutt ega kunne. Tal ei ole seal S-kunni, tal on kas S-poiss... S-kunni muidugi ei ole. Tal võib vahest S-mutt olla, S10 on tal seal. Lardo sa näiteks see pettigi siis või? Kui mul statsid ees on, siis ma arvatavasti lähen juba lockdowni nagu sellise boardi peal on. Mida me saame siit enam nagu? Ma ei tea, mina küll siibetin 24 kilo siin. Vaata kui nitta on. Small blindist. Mida ta mängib? Millega ta koolib sealt tegelikult? Ta ei mängi midagi. Poiss kunn soited, poiss mutt soited, emandad kunnid. Ei, aga see, kui ta triibet, ilmselt triibet range ongi aus ja need... Triibet on tal ka jumala straight up, 7%. Kõik väljukäed lähevad. No ma ei tea. Poisid 10 testas. Ma ei tea, mulle meeldib pett väikselt. Ta on umbes sama hea, et mängid laivi ja Klepats koolib small blindist, siis siib seda või. Ma ei tea, kes Klepats on. Ei tea, kes Klepats on või? No nime järgi üle, ta võib nägugi ei tean. No mingi vene nitt koolib small blind. Oota, mis ta ees nimi oli? Vahet pole, ma ei viitsi.
vaata järgmist kätte. Ei, Mati Pirne kuradi small blind'id sind koolib nagu. Ei, no siis ma siibetiks, seda venda ma ei usaldu. Okei, aga vaatame järgmist. Ja ma arvan lihtsalt, et kui sa nagu, kui sa see variant on muidugi, et kui sa nagu floppi ei siibetin, siis muidugi. Aga kui sa juba floppi petid, siis ma teeks törni ka väikselt natukene ikkagi. Just selle põhjustel, et panen beat seal enamus ajast võib-olla. Aga lihtsalt, et ma ei taha Riveris suurt petti koolida ja võib-olla, et mingil ajal ma saan natukene välut. No jaa, aga võib-olla mingi aeg me saame võib-olla natukene välut seal mingite võib-olla käte käest, nagu nüüd, mis ma ütlesin, ma arvasin. No võib saada, jah. Ma ei tea. Nagu seda, et meil raske otsus oleks Riveris, seda ei juhtu kunagi. Kui sa easy foldi teed, siis muidugi. Ma olen beat alati. Ma oleks pidanud maha panema seal siin selles kohas ka ilmselt. Ma tundsin, et see on nagu kuidagi räpane, et ma seal üldse koolin seda Riveris. Millega ta manustab, et... No siukse saisi peale küll, jah. Ui. Mis tal oli mingi? Rida oli flop. Kuin mutt. Aga vaatame järgmist kätt, muidu mul läheb ajast nii palju üle. Kuradi, siin ma juba ise vaatasin, et kui ma 3 betin, siis ma peaks ikka suuremat panema. No ei, muidugi. 2 kilo. Ja, ma olen sinuga nõus, et siin see ei saavuta nagu seda, mis ma tahtsin saavutada. Aga sain kunnile pihta. Check-off, ei ole? Ma ei tea, miks. In flow, ma arvan, et normaalne kunnile pihta. Ma arvan küll out of position ikkagi. Okei. Sain kooli. Nad on free betisin pre või? Mina 3 betisin pre. Okei. Ja ma ei tea. Mulle tundub, et... Ma Riveri overbet jammiks. Miks? Kunni X-i pealt maa saada, ennast chopi pealt. Ma ise just mõt... Äs kunni tal ei ole. Ja kunn poisid, kunn 10 ta foldib ära. Samamoodi nagu ta foldib, kui ta flash throw on, siis me võidame niikuinii. See võid check shove. 10 äkki, poisid äkki, mingid siuksed asjad. Ei no need me piidime sellest, aga kui tal on kunn poiss, suited kunn 10. Neid on tihedamini arvan. No kui ta törni järgi checkib, siis jah. Ma arvan, et ma oleks pidanud siin normaalse sizingu tegema pre-flop, siis oleks see ilusam olnud see käsi. Aga mulle pärast tundus lihtsalt, et võib-olla jätsin mingi value lauda, selle käega ta oli 8. Ei, äs-mutt oli. Okei, no ma Riveri overbet jammiks lihtsalt. Okei. Ja loodaks seda chopi juht maha saada, sest ma arvan, kui ta kunn mutt on, siis ma arvan, et ta petib törni lihtsalt suure tõenäosusega võib-olla. Jah, ma kunn mutt ei kartnud praegu. Minu käsid ei saa kolla seal midagi väga. Seda küll, jah. Ma ei tea, kas on vaja seal kunniga bluffid. Nii bluffigi, me tahame chopi pealt maasa saada. Sest et me ei ole beat seal üldse. Ei ole bluffi. Me võime beat olla. Millest? Pocket 7. Ässade vastu. Checkib törni ässade kärgi. Jah. Ma küll ei usu. Ma ei tea. Ma ei usu. Vist ei checki. Ei checki. No põhimõtteliselt shove on free roll siis või? Põhimõtteliselt foldime chopi pealt välja. Jah. Mulle meeldib ka. Me ei karda üldse, et me kunagi... Võib-olla Hiro Päramin mutiga ka, sa ei tea seda ju. No seda juhtub küll arva. Ei no see kindlasti. Ja okei, ainuke, ma arvan, et me siis oleme beat, kui tal on mingi kunn 10 või kunn poiss ärtud. Siin mingi koht. Limpet botne. Sorry. Ma olin small blind'is kompleetisin ja õpiku järgi raisk. Liid? Rohkem. Rohkem raisk. Muidugi, 5 kilo. Ma näsin nii trooid on peal raisk, Jaa. Check shoved ei saa lihtsalt. Ei, väga halb. Miks? Nagu, millega nad petivad seda boardi? Viimane vend petib pasaga, ma arvan, kui tema nüüd checkitakse näiteks. Jaa, seda ei hakata pettima. No ma ei tea. Liid ja loodad tema vastu ära stackida. No. Jam. Mis enam teha saab? Ja GG. Nii. Sellepärast teegi flopil rohkem, et kui tal on 10x, ta niikuinii koolib. Jaa, mõistlik. Aga vaatame siis järgmist. Siin mingi jälle limpet bot ja ma ei tea. Liid. Muidugi. Aga siin sais nagu, ma ei tea. Teeks rohkem. 4-1-3. Teeks rohkem ikka. Suust palju asju, mis koolivad. 9, 10, emand kunn. 8-9, 10-9, no okei, 10x, 8-9, kõik 9x-id koolivad. Check. Ja fold.
ma teeks siis flopi suuremat teha, sellest nii palju asju, mis jätkavad. Okei. Nii, selline asi siis siit. See vendres. Ma ei tea. Ma foldiks ära juba. Eks see fold ilmselt õige olares. Ma flattisin. Ei, flat on kindlasti. Tere, ma olen ikka, jah, see on ikka haigelt sitt. Ära siit küll edasi. Ui. Meil on pre-fold või jam, no muud ei ole, aga ma ei taha jammida ühes, kui ta nii palju teeb. Ja stackid nii shallow, mida ma siin genereerisin. Muidugi. Kooliks monsterid andsid. Ja, muidugi. Siin peab ikka sügavam olema, sükest asja teha. Ja ta teeb kaks kooliks iga ja mingi niti vastu lamp. Ei tea, jam ei saa ka halb olla. Ma arvan, et ei ole, jah. See on ka mingis spjuuris. Palju tavab? 16. Väga hea. 3 bet fold. Ja, noh, vähemalt mingid käed on õigesti läinud nagu. Rohkem. Miks? Sorry, normaalne. Jaa, näed, ma veits. Vaatasin sul rohkem veits. Ei ole hullu. Aga siin ma foldisin ära ikkagi. Ja, fine. Okei, vaatame, mis nüüd juhtus. Nii. Mingi sükeres. Ma ise mõtlen niimoodi nende sizingutega, et kuna me oleme nii tiivis, et siis ma näen, et siin oleks... Ma arvan, et see on nii sitt käsi, millega teha seda. Mulle meeldis, kui see oleks mingi 8-9 või mingi 7-8 või mingi selline käsi. Queen 8 mega pass käsi, mida teha. Ma lihtsalt flikin sisse ja loodan paari saada. No, ma ei näe. See asi on hea, mulle meeldib see, aga mulle selle käega nagu üldse ei meeldib. See on väga halb käsi, millega teha seda. Tee seda mingi 5-7 suitedega või mingi, ma ei tea, 6-7 offiga või midagi sellisega. Aga millega nagu floppaks ka midagi, jah? Aga siin, kui ma seda bluffina teen, siis ma oleks ilmselt mingi 80 tonni pidanud parama. Ma ei tea, kas nii palju isegi pead. 3x küll, ma arvan. Või suht close to mingi 74 või no 80, jah. Max 80, no üle selle kindlasti. Mul oli nagu eesmärk see, vaata, kuna tal oli siin early position 25% avanud, et lihtsalt tahtsingi rünnata seda liiga laia race first'ini. Väga hea, aga lihtsalt, et nagu suuremat, et ta flatib in position nii paljude käsi. Siin ma vaatan jälle, et liiga väikselt olen teinud. Muidu idee oli see, et tahan nagu teda nagu karistada, aga kui ma nii väikselt teen, siis ta ei saa nagu eriti karistada, siis ta lihtsalt koolib. Ja halb käevalik. Mulle meeldib, siis kui ma lihtsalt karistada tahan, siis ma vaatan seda Queen 8, nagu et Queeni blokker, et nagu vähem mingisuguseid nuts kombosid tal. Ei. See on nagu irrelevant. Aga siis on irrelevant, et sul on 5-7, kui sa paned 80 tonniga, sa ei oota, et sa flatte saad sealt. Miks sa ei või flatte saada sealt? Mis ta teeb siis pocket 9 või pocket 10-tega, sa paneb sisse või? Ma arvan, ta koolib lihtsalt. Oota, kumb siis parem on pocket 9 vastu, kas 5-7 või Queen 8? 5-7 suited muidugi. Ma ei tea. Mis sa arvad, et ta Queen high boardil sa hakkab midagi pocket 9-tega maksma sulle midagi? Seda küll. Aga lihtsalt, kui sul on 5-7 suited, siis see likelihood ja Queen floppab on ju palju suurem ja sa saad C-betiga maha lihtsalt. Okei. No läks nii ja sain kooli ja C-betisin. Sain kooli. Vähem ei paneks. 48 000 äkki midagi. 52 000. 55. Ma ei tea. Ma ei ütle midagi rohkem. Sa juba solvusid, Ma ei solvunud, aga no, ma ei tea. No vaatame. No vaatame, noh. Nii ma tõmbasin lihtsalt check raise all inni sellele vennale. Mida, miks? Ma ei tea, see on halb ääres. No ta ei peti seda törni kunagi. Petib küll. Ilma nagu millegita. Petis ja foldis ka ääres. Eks sa saaks siin lihtsalt koolida siis. Muidugi, check call. Check call, jah. Tema bluff value lihtsalt jammi priveri, kui sa oled otsustanud ta maha koolida. Seda küll, jah, ma vaatan, et see nagu, jah. Ma olen nõus teiega. Siin sa jälle viga Check jam ei make'i üldse ei muidugi, ma saan näinud siin väga halvad asjad koolivad mind ja bluffid lähevad välja ja... Jah. Võib-olla läks sulle, kui sa selle liini võtsid, võib-olla läks sulle 300 000 maksma. No kas ta nagu üldse siin bluffib seda kaarti, küsimus selles ka?
sa pead ennast panema ikka, sa mängid Starsis, sa mängid kõrgemaid limiite, sa pead ikka panema ennast siia Vinamaxi kuradi vendade kuradi mõttemaailmasse. Ma arvan, et bluffib ikka. Need vennad bluffivad, kui neile ette tšekitakse, nagu sa nägid seal enne ka paar kätt oli siuksed, nad hakkavad siis bluffima, kui neile ette tšekitakse. No siis kooli lihtsalt. Ja ikkagi selle jah, muidugi call nagu, et see on overkill, mis ma tegin siin, mõtet. Sorry. Ma arvan, et siin flatin. Muidugi, nitt avab, mis ikka teed. Check callin. Muidugi. Check callin. Ikka callid. Aga nüüd? Mis nüüd te checkid? Mis ikka tea saad? Check kõik õige, jah, okei. Jah, ei midagi, võits. Mis see on? Jah. Ei, miks sa petid seda törni? Ma ei tea, et raha saada. No selles mõttes, et mis nagu... Okei, ma ei tea, võib-olla lihtsalt ma mõtlen jälle nagu selles mõttes, et nagu nii-öelda üle, selles mõttes üle, et nagu Vinamaxi vendu vastu. Ei no mulle mõistlik on jah õpetada nagu päriselt mängima, mis vahet seal on praegu. Ma mõtlen, et siin on küll mingid 10, nende vendade range'is on veel 10, millet ma väljud saan kuradi... Asi on selles, asi on lihtsalt selles, et nagu mis käsi sina petid flopis siuksel boardil 3-way, nagu te olete 3-way, saad 2 kooli ja törn tuleb 10 ja siis sa petid edasi, nagu mis käsi sa petid, mis bluffid sul siin on? Okei, et Askunni ilmselt ei päreldaks, nii? Ma ei tea, päreldada. Vist ei pärelda, jah? No ma ei tea, kui sul on poiss, mutt, ruutud või ainuke käsi vist, mida sa päreldad siin. Jaa. Ja setid, no igastahes on väga siuke väga tugev range. On. Jah. Ja sellepärast siis, et hoida oma range'i natuke, et näiks nõrgemana, siis tšekime siin, jah. Aga, nojah. Aga võib-olla Vinamaxis see ei ole nagu optimaalne. Vaata, mis juhtub siis. Ma ei tea, ma ei päreldaks isegi mutt poiss ruutus isegi. Miks ma küll päreldaks? Ma ei tea, see overcall tundub päris tummine saama. No tuu paneb siis, aga kui mul on poiss mutt, pane tagasi korra. Kui mul on poiss mutt ruutud, siis ma petin törri 8 kilo ja ma koolin šove ära. No, aga miks? 2 kätt on veel koit. Kui tal on ainult sellised käed, mida ta ei foldi kunagi. Ja miks tal ainult sellised käed on? Ma ei tea, see overcall tundub nii... Miks tal sellel small blindil või olla siin mingi 9-8, 6-7, 5-7? Isegi kui tal on siin 5-6 või 9-6 või kui tal on siin rida, siis meil on poiss mutt ruutud, meil on siin flush draw ja... Siis me oleme ikka taga. No okei, need reaalselt... Ei pea raha sisse panema selle enam. Mis asja? Aga me foldime ju... Mida ta foldib 9-8 foldib ära või? Jah. Ei foldi tahad öelda, kui me petime törnis 8 kilo või? Kas tõed, et ta foldi seal one pair hand ära või? No selle võib foldida küll. Noh, ja tal on, ma arvan, tal on 7-8 on tal isegi vähem kui mingit 9-8 ja 6-7 ja mingit, ma ei tea, 5-7 või mida iganes seal on. Võib-olla isegi pocket 7, pocket 8 foldime. No need foldime kindlasti, aga need on ka ta range'is. Et noh, meil on isegi... No mingid 7-8 tundub kõige loogilisem. No meil on ta isegi nagu value range'i vastu okei equity ja pluss veel, et me foldime nagu nii palju turnis välja kohe, et minu arust on nagu easy bet call siin poiss mutt ruutudega. Mis ikka teha saad siis? Et nagu, miks sa ütlesid, tšekkida tahad siin poiss? Mind lihtsalt ajab segadusse see, et see small blindi range on tavaliselt nii spetsiifilised käed nagu baarid ja Broadway'd, et kui ta sellisel boardil jätkab... Ei vaata seda vendi siin. Jaa, ta on hiromant küll, aga... Noh, tal on seal kuradi S7 ka range'is S8. No. Mitu kätt see on? 150 kätt? Vaata positsioonide järgi kuradi VPIP-d. Vaata, kas mängib small blindi vähem või mängi. 100% on small blindi. Kus ma seda vaatan? Aga ei mängi küll. Kus sa vaatas seda üldse? Ma ei näe seda nii. Ball two bet vist. Ja 63. Nojah, siis never mind, jah, siis on bet. No vahet ei ole isegi, kui tal on siin mingi kuradi, ma ei tea,
ma ei tea, 20% ma ikka petin, sest meil on nii palju equity't isegi ta nagu value range'i vastu. Pluss veel tal võib siin igast muid asju ka olla, mis nagu foldivad meie peti peale veel. Ja mässasin igatahes Berlin Turnis ka, noh, ja see vend läks maha. Noh, ma arvan, ma Riveris, ma ei tea, bet foldiks või? Ma check callisin all-in'i lihtsalt. Ma ei tea alles. Oh, fuck. No, ma ei tea, mingi next level mäng, ma ei tea. Ma ei oska midagi kommenteerida. Vahet ei ole, mis ma räägin, mingit kasu ei ole see. Ja ma räägin, Vinas on mingid teised reeglid. Ma arvan, et sa ei pannud king check'ida sinna teemadessegi. Ent seal 2 tänavat tuleb ja siis paneb. Ei no Queen Boyssidel ei peaks nagu ammu olema. Ei peaks. Ei, miks ei võiks olla? Muidugi võib olla ju. 2 floatib flop. Floatib turni. Turni sai equity't juurde. Ja. Ikka floatib ja siis Riveri channel. No ikka võib olla. Aga lihtsalt, et noh. Jah, ma ei tea. Ma ka ei tea. Sellepärast ma selle käe paningi. Mida ta floatib sul. No ma ei tea. Nagu range wise. Checkiks turni, jah. Mina ässasi ei petiks turnis. Okei. No võib-olla oleks samamoodi, oleks ta lihtsalt, ma oleks check callinud seda, ilmselt ma oleks Riverit ka check callinud. Selle venna vastu siin. Need on mõlemad on mingid kloonid. Minu arust. Foldiga redi see peti peale kunagi, ja. Ma ei tea. Mida iganes. Vaatame viimast käed ära. Jah. Noh, tere Max, Jammi ma pidanud siin või? Ma ei tea, sõltub sellest vennast kõik. No esimesed nii vähe numbreid on, aga aktiivne nagu vend. Ma ei tea. Ma arvan, et paneme sisse, see 5 kilo on tasuta raha. Siin on tasuta ja VP71 nagu. No see on tasuta, jah? Jah, hindad oleks. Siis ei saa väga halb sisse. Ei saa, jaa. HRC spot vist. Aga vaata nagu pulli pärast nagu asja reisk. See on lihtsalt mingi näide, kuidas siin Minas need asjad käivad. Ei no ju ta arvas, et tal on äsk üldus. Panigi ta äsk künni peale. Hakkas reppima. Mind reis flopis törnist potla. Väga hea. Nii, viima käsi. Enne flopis oli info petse, info kätte. Jaa. Liid on, jah? Muidugi. Aga hea. Siis ma pärreldasin ka veel. Ma tšekiks reis. Kohe tšekk, jah. Ma mõtlesin, kui ma pingin, noh, et ta ei ole nagu agressiooni näidanud, et kui pingin, siis on max value. Ma ei tea. Siin läks... No nüüd sa peaks Riverit jammima. Peaks, jah. Kui sa juba siukse liini võtad. Aga no sellepärast ma ei tahagi. Et kui flopil kooli saad, siis me saame check koolida veel, kui ta otsustab pettida mingi 3 kilo seal. 4 kilo. 4 kilo, ma ei tea. 3 kilo kooliks veel. Et noh. Ei tea. 4 kilo kindlalt kooliks. Mingi boti peale hakkaks ägi. Boti peale hakkaks easy fold. Aga noh. Kindlasti ei petiks seda. No bot ei ole ka easy fold. Vaata 2 paari vastu, kui ilge equity. Meil on 30%. Eks seda mul ongi vaja, et ma neid flopi liide olen nagu liiga palju pärreliteks muutnud sükestes spotides, kus on nagu ei ole vaja seda teha vist ilmselt. Ei kui sa nagu kooli saad flopis, et siis tal on siin SX või Queen-X ma arvan. Et ja siis kui sa tahad nagu edasi otsustab pärrelda, ma arvan, et sa pead Riveri ka šovema. Okei. Et kui sa otsustab pärreldada, et siis nagu bet turn ja check river on nagu mõttetu, et kui sa teed nagu turnis mingi 3900, mis sa arvad, et foldib mingi Queen muti või Queen 10 ära seal turnis, ma küll ei usu. Ega vist. Siuke vend küll ei foldi seal. Aga kui sa riverit jammid, siis ta võib need käed foldida. Aga sellepärast ma ei tahakski nagu jammida, et ma lihtsalt flopis kooli saan, siis ma checkin ja kui hitin, siis petin riverit ja kui hiti saan alla lihtsalt. Okei, aitäh. Et nagu mängiks väga nagu, kas just face-up-aga, väga exploititav. Okei. Aga jah, aitäh siis selleks korraks, mul rohkem käsi pole.